tänast saadet toetab Betmaster. Hei, tere tulemast vaatama või kuulama järjekordset osa saatest Miikal ja Mikker. Mina on nagu ikka Miikal Meemak, klahvide taga nagu alati Rait Kanguur. Hei jõule. Ja täna meil on külas kuupäevale kohaselt nagu saates traditsiooniks saanud on meie väike jõulukülaline iga aasta Aleksander Eeri Laupmaa asja. Minu au. Tere. Tere. Ja alustame kohe siis pakilistest teemadest. Kas see oli väike jõulupann juba või? Jõuluteema. Pakilistest teemadest. Sest pakid ja ma olen kindel, et Smart Post või Omniva või TPD või Unisend või... UBS. Ma olin korraks UBS, mis asi see on? UBS. Aga siis UPS ja keegi neist on kasutanud seda. USB. Pakiline. Aga tegelikult mida rahvas teada tahab? Aleksander Eeri. Ja. Laupmaa. Ja. On see, et eelmise aasta episoodis kirjelduses olev Instagrami link on aegunud. Me saame kogu aeg vihaseid sõnumeid, et klikin eelmise Aleksander Eeri episoodi descriptionis oleva Instagrami lingi peal ja see ütleb mulle, et kasutaja pole leitud. Okei. Kelle eest sa peidad ennast? Asi on Instagram, nad on muutnud oma seda koodi kirjutanud teistmoodi, sest varasemalt oli niimoodi, et isegi kui on vana kasutaja nimistel, ikka läheb nagu selle nagu, mis autol on see kood, vaata, mis sa pead teadma, mis... VIN-number, eks ole. Et ta läheb VIN-numbri järgi nagu Instagrami VIN-koodi järgi läheb ikkagi samale kasutajale, aga küllap siis Instagram lihtsalt proovib mind tagasi hoida ja juhatab vana selleni. Sest see on tõsiasi, et ma vahepeal otsustasin, kuna ma olen big time international comedian, paljud inimesed ei tea seda või mitte keegi ei tea seda. Aga selles ma olen ikkagi. Lihtsalt inimesed peavad järgi jõudma sellele teadmisele ja siis ma otsustasin, et kõige õigem asi, et olla big time international comedian on kasutada Instagramis kasutaja nime, mis on sama, mis ühel Ameerika naisnäitlejal. Nagu aga mitte väga tuntud, vaid nagu natuke tuntud. Ja. Ehk siis kui keegi tahab mu Instagrami üles leida, siis kirjutage, saatke miikal.mikker@küsimused.net ja siin võib-olla keegi siis oskab vastata sellele. Selle aasta uue episoodi kirjeldusse me paneme Aleksander Eeri uue Instagrami lingi, mis loodetavasti see hetk töötab. Ma kujutan ette, kui paljudest followeridest saad ilma et selle pärast. Mina kujutan ja see teeb kurvaks, aga selles mõttes on hullemaidki asju. Nii et... Vahepeal siin äris on nii, et sa teed nagu lükke, mille eesmärk on edasi liikuda. Vaata, äri ütlevad need, kes teenivad raha sellega. Et sinu jaoks äri, minu jaoks on karneval. Kirg. Variant oli ka elustiil öelda, aga... Ja ma valisin kirja. Okei. Aga kas sa nagu vabast ajast, on ju? Mis on kogu mu aeg. Ja, enamus oma päevasest ajast ehk vabasest. Vabast ajast. Kas siin kutsuda võib vana nimega? Et ma mõtlen lihtsalt, et kui meie nagu kuulajad tänava peal siin näevad. Teed neimida või? Domestic name. Kas sa tahad domestic neimida mind või? Et kui meie kuulajad siin tänaval näevad, kuidas nemad siin kutsuma peavad? Kutsugu nii, nagu nad siiamaani on kutsunud, ehk siis täiesti vaikides ja üldsegi mitte kutsunud. Ja, aga loomulikult võib väga hea küsimus saatejuhilt. Väga hea küsimus, ikka võib kutsuda. Ja, sest ma mõtlesin, et kuidas see reeglid nüüd siin on ju. Et kas siin peab tänaval, kui siin näeb, peab ütlema, hei, Sashay. Sasha.
Sasha, see A on seal lõpus silent tegelikult, see on Sash. Täishäälikud on vaiksed. Sa helistad, kui sind kutsutakse. Jep. Ja kas uue nimevahetusega, kas vähemalt välismaa inimesed on üles leidnud nüüd? Kas botid loevad? Raskel ajal ikka. Raskel ajal ikka. No paar tükki on. Ma ei hakka siin midagi salvama, et followeride arv on kasvanud. Aga kas siis välismaal lased ennast õhtujuhil või eelmisel koomikul peale kutsuda siis oma uue nime järgi? Ütle mulle üks koht peale Sten-Erik Allika hostitud Winkli English Open Mic'i, kus järgmisi koomikuid peale kutsuvad. America. On seal niimoodi või? Jaa, siis kui on, või no seal on nagu see, et kui see on nagu piletiga show, siis sellega hoitakse nagu aega kokku. Et selles suhtes, kui sa tead, et kõik koomikud on nagu kas see on nagu muudes klubides ka niimoodi või see on ainult seal Comedy Battlestaris, Comedy Battlestar Galacticas? Muudes oli ka, jah. Okei. No siis ma ei oska midagi öelda. Ei, ma olen palunud, et palun lihtsalt nii kaua kui peale kutsuta, siis olen juba tänulik ja rõõmus. Ja. Et oletame, et okei, ma olen siis, ma olen Ken. Ljubljana Ken. Ljubljana Ken ehk siis Ljubljana komöödiaklubi õhtujuht selleks õhtuks. Ja siis sa jõudsid just... Üks parimatest alahinnatud venjudest, by the way, soovitan väga. Kaunase kõrval üks väike linn. Ja sina jõudsid just Dubrovnikust bussiga kohale, sest Eestis saab lennata... Üks parimatest alahinnatud bussidest, by the way. Eestis saab Dubrovnikusse kiiremini lennata ja sealt on otsene Ljubljanasse tulla bussiga. Väga hea marsruut. Trikk on selles, et ma ei ole ühtegi riigi nime öelnud, nii et ma veits hoian saladusena, et kas ma päriselt ei tea, et need on erinevates riikides. Igatahes Dubrovnikust tuli bussiga Ljubljanasse. Üks paremini hoitud saladus on by the way see, et Miikal kas teab või ei tea, kas need on samas riigis või mitte. 8 tundi bussiga. Balkanid on üks mu, ütleme, passion. Kui keegi mind palkaks, siis ma oleks väga tänulik. Ja sa jõudsid kohal Ljubljana Top Comedy Clubi, kus siis Ljubljana Ken on õhtujuht. Ja siis ta on hello. You made it. It's international. How I call you on stage? Call me Sasha Alexander. But without the accent, please. The accent makes it sound bad. Okay, Sasha Alexander. Sasha Alexander. Okei, ja siis on purgis. Ja siis ta peab 3-4 korda ütlema, et mul tuleks meelde, et õige, see on see, mis ma ise palusin. Ja siis, kui sa lavale jõud, sa hey guys, what the fuck? My name Sasha Alexander, what the fuck? Hey, come on. Nobody know my name here. Hey. Väga hea minu impression. No välismaal. Jah. Sinu Eesti ja üle Euroopa stiil on väga erinevad. Kui te mind internationali näete, siis te põhimõtteliselt ei tunneks ära mind isegi. Välja arvatud välimuse hääle järgi ja naljad on eesti keelest inglise keelde tõlgitud. No tegelikult välimus võib ka erinev olla. No üsna. Jah. Sinu puhul ei tea, sa oled selline komöödia kameelion, nagu nad ütlevad. No jällegi mina tegelikult ise tean. Ma ise saan enamasti aru, kui ma välismaal olen ja peeglist vaatan ennast, siis ma olen mingi suht kindlalt mina. No ja algus on, kõik algab ise endast tegelikult, nagu nad ütlevad. Välja arvatud kõik teed, mis viivad Rooma, need algavad erinevatest kohtadest. Aga kõik viivad nii, et ka ise enda juurest. Just, kui sa ise oled Rooma, siis kõik teed, mis sealt välja lähevad, algavad sinu juurest. No Roomast välja on palju raskem saada. Tell me about it. Sest kõik teed viivad Rooma, aga kust nad välja viivad, seda ei tea keegi. Valid point. Ja Sasha Alexander. Sasha Alexander.
sa tegid, sul on video ka YouTube'is on ju, kas see on Red Mike Comedy Channel? See on Red Mike Comedy Channel, jah. Ja see on siis üle-euroopaline, kuidas nad kutsuvadki ennast? Pole õrna aimugi, ma ei oska, ma ei saa terminitest, ma ei saa inglise keelest terminitest aru, ma ei saa eesti keelest ka terminitest aru. Nagu koomikud, kes lihtsalt üle Euroopa korraldavad maike, aga kuna see Fedor, kes neid korraldab, tal on nagu piisavalt palju connectioneid, ehk siis ta nagu oskab korraldada ja oskab koomikuid kutsuda, et igal pool oleks nagu enam-vähem okei line-up. Ja seal käib nagu koomikuid, kes on nagu complete ass, sest kui sa vaatad neid Red Mike'i nagu, nad ei saa inglise keelest aru või eesti keelest aru, selles ma võin seda öelda. Kui sa vaatad neid Red Mike'i asju, siis nad on ikka 98% on ikka nagu korralik ass, nagu ikkagi nagu ass. Aga samas kui need show'd, kus ma olen koha peal olnud, ma olen 3-4 erinevat show'd teinud nendega 4 erinevas kohas, siis nagu need koomikud on nagu täitsa fun'id kuni nagu siuksed nagu jah. Sest peale vaadates mul on jäänud mulje, et nad üritavad nagu Euroopa turule emuleerida seda, mis Ameerika turul on a la selline YouTube'i kanal nagu Don't Tell Comedy, mis on siis see, et nad iga kord teevad mingis uues pop-up asukohas show, filmivad seda ja siis koomikutele see peaks justkui seda pakkuma, et nii-öelda exposure on ja platvorm, et me filmime sinu etteastet ja siis teeme pärast nendest klippe ja siis sa saad seda on ju. Ja mul on tunne, et Red Mike nagu nägi seda, kes iganes seda Red Mike asja korraldab ja oli see, et teeme Euroopas seda. Seda korraldab see sama Fedor, keda ma enne mainisin. See sama Fedor. Aga kas Euroopa, selles mõttes, et see on tõsi jah, et vist nad proovivad sama asja teha, aga kas nagu Euroopas juba ei ole kedagi, kes seda nagu teeks nagu edukamalt või? Sest nad alustasid, Red Mike'iga alustasidki eelmine aasta, selles mõttes või see aasta, eelmine aasta lõpp äkki midagi siukest, ühesõnaga nad on ülilühikest aega tegutsenud. Aga mul tunduks loogiline, et keegi teine on ju ka, kes teeb, kes nagu paremini juba teeb, aga ma siis ei ole ise ka teadlik sellest või? Mul ei ole nagu radarile jooksnud, sest enamus need, kes selle Euroopa nii-öelda selle ingliskeelse komöödia maastiku peal tegutsevad, mulle tundub, et on rohkem sellised üksikutundid või nad nagu natuke hoiavad rohkem oma ette. Et ja nad nagu suhtlevad ja lisavad inimesi sõbralisti, aga see ei toimu ikkagi nagu mingi kollektiivi alt või see, et igaüks liigub ühest linnast teise. Ja Inglismaad, kui me ei loe Euroopa osaks, mida mina isiklikult ei loe Euroopa osaks. Mina ka mitte. Peale Brexitit. Juba 9 aastat ma ei loe seda Euroopa osaks. Kuigi kõik mingid kuulsad Ameerika koomikud, kui nad vaat see ajab mul harja punaseks. Ja läkski. Kui mingi kuulsam Ameerika koomik ütleb, et Euroopa kuupäevad tuuril homme kõik on Manchesteri, Newcastle ja London. Iirimaa, Inglismaa nädal aega ja siis sa oled nagu nice. Ja sealt edasi see oligi siis Euroopa osa tuurist. No tehniliselt ei ole Euroopa. Mida Brexit tähendab või? Exit from Europe. Britain exit from Europe. Ja kui ta oleks tagasi Europe, siis see oleks Bring it in. Bring in Britain. Bring in again. Bring in Susanna. Ja võib-olla nagu kuskil seal Suurbritannia komöödias, et võib-olla seal on midagi sarnast. Seal on, ma olen näinud seal ja ma olen USA-s on tegelikult ka mingid, nagu kuna USA-s on nii palju erinevaid nagu neid skeenesid, siis seal on neid mingisugused siuksed nagu need siuksed redneck koomikud, kellel on oma siuke kanal, siis on mingid autistik koomikud, kellel on oma siuke kanal ja siis on need tavalised nagu mingid dad joke'i tüübid, kellel on oma siuke kanal. Ja mis ma tahtsin, nagu mis ma Red Mike'i kohta ütlesin, tegelikult kehtib kõigi nende Just Don't Tell Comedy ja kõigi nende kohta ka, sest olgem ausad, enam stand-up ongi fucking sit ass lihtsalt nagu ja selles mõttes, et nagu kellelegi meeldib, keegi käib vaatamas seda, aga nagu enamused spetsialid, mida sa saad näha Netflixis, Prime'is, kus iganes, siis sul on see, et nagu keegi seal saalis naerab, järelikult kellegi jaoks on naljakas. Aga nagu kui ma vaatan, siis mul on see, et nagu 1 nagu 200 on see, mis päriselt naerama jääb. Ehk siis ma olin võib-olla natukene liiga harsh enne selle Red Mike'i kohta. Ja, aga sa oled, võt sind on raske naerma ajada ka. Sa oled üks eriline eksemplar. Kas sa oled selle peale mõelnud?
kas et selle peale mõelda, et probleem on sinus? ei, ma olen mõelnud selle peale, et kas on võimalik, et probleem on minus ja siis täiesti iseendaga aru pidades ma olen jõudnud järeldusele, et ei, probleem ei ole minus. Probleem on teistes inimestes. Ei, selles mõttes, et nagu mind võib-olla on raske naerma ajada, aga selles mõttes enamus inimesi on, sest nagu minu ka, kui Sten-Erik Allikas laval killib, eks ole, siis ma tean, et ma lähen lavale ja ma söön 10 minutit sitta. Suht kindlalt nagu. Ja mul on fine sellega, sest nagu väga paljudele inimestele minu stand-up ka ei meeldi ja see on täiesti okei, ei peagi meeldima. Ja see on ainult sellepärast, et see olukord ajab sind nii vihaseks, et Sten-Erik Allikas momendil killib. Ja sest ma muidu nagu, suudaks nad naerma ajada. Ja nüüd sa nagu meelega. Ma kiuste teen nagu eriti peculiarly kõike. Sa oled minge persse. Te teadsite, mis juhtub. Te teadsite, meil oli vaikimisi kokkulepe, kui teie hakkate Sten-Erik Allika peale naerma. Te ei saa mind. See on vaata see, mis nagu, mida Ormoja tunneks, kui sa oled tema seal mingi selle jobi barbecue, eks ole, nii leimi nalja pidin tegema. Jenki barbecue. Sten-Erik ei oleks sellist teinud, ütleme nii. Kus iga täpselt. Sa oled kuskil Ormoja nagu resto ees, vaata, sa oled just sinna nagu teel ja siis astud Ormoja restosse sisse niimoodi, et sa lõpetad just nagu mingi Hesburgeri kuradi kala einet, eks ole. Nii ja kuule, anna ka midagi. Hesburgeri kanakala eine on suht hea tegelikult. No seda ma räägingi. See on nende uus parim. Just, ja Sten-Erik Allikal on ka parim tema nali, vaata. Aga siis, kui Ormoja näeb sind, ja ma ei taha ennast Ormojaga võrrelda, sest mulle ei meeldi Ormoja üldse. Ta tundub nagu ülitore, ta tundub ülitore ja ülihea inimene, ta see täiega ajab ketasse mind. Vaata, mõni inimene on siuke ja ma olen arvatavasti ka kellegi jaoks siuke. Mõni inimese nägu lihtsalt on selline. Kas Masterchefi Ormoja või muu Ormoja? Ma ei tea ühtegi muud mina jaoks on Masterchefi Ormoja ja siis see Ormoja, kes kuradi Sevakin ja selle Valtinguga naerab selles kõige sitemas Selveri reklaamis. Hei, see on tegelikult vist Coca-Cola reklaam või kas on Selveri? See on mõlemad. Sa arvad, et see on Coca-Cola reklaam, see tegelikult on Selveri reklaam, mis on veel eriti. Whatever. Palju leiereid järsku seal. Selles mõttes, et ma ei ole perfektne inimene, Ormoja nägu lihtsalt ajab närvi mind. Okei. Aga ma lihtsalt tahtsingi teda nagu positiivsest küljest nagu näidata, et kui keegi tuleb nagu Maciga, eks ole, tema restorani sisse ja sorry, kui ma võrdlen Maci ja Hessi nüüd kellegi jaoks. Kui ta tuleb see on tõeline piif. Kui sa lähed Burger Kingiga, lähed Ormoja juurde, siis Ormoja on ka nagu türase Burger Kingiga astud minu restorani sisse või? Ja ma jällegi, ma ei võrda ennast Ormojaga, sest võib-olla... Sa lihtsalt võrdad Sten-Erik Allikat Burger Kingiga. Jah, täpselt see on see, mis ma teen. Ehk siis mul on täiesti fine, kui kellegi minu stand-up ei meeldi ja mulle enamus stand-upi ka ei meeldi. Ja ma ikkagi arvan, et enamustel inimestel enamus stand-up ei meeldi. Nii negatiivne väljavaade elu. Ei, see ei ole üldse negatiivne, ma olen aus. Sa oled lihtsalt rahu leidnud iseendas. Jaa, täpselt. Et ja nagu... sealt tuli ka punane pael. Kas see siis sümboliseerib rahu minus või? Võt ma olen selle agressiooni endast välja tõstnud, enne see oli minu sees. Valge pael on siis, kui sa veel ei oska endaga rahu teha. Aisa kell. Ja Red Mic Comedy on siis jah see, mis... Euroopas teeb seda Red Mic Comedy Channeli pealt. Kes eestlastest veel seal käinud on praegu? Dan Popov. Ma tahaks also öelda, et kuigi ma olin nõus sellega, et nad panevad mu selle seti välja, see on nagu by far nagu the worst set ma olen kunagi üldse inglise keeles teinud, kuigi see läks okeikalt. Ma tahaksin seda, kui keegi peaks seda vaatama. Esiteks on see, et eesti keeles kõik need naljad on nagu nii juba välja, sellel ei ole mõtet, aga ma läksin sinna koha, see on Krakowis filmitud, ma läksin sinna koha peale, testisin heli kõik asjad ära, kõik amazing, kõik väga hästi produtseeritud, kõik väga hästi tehtud. Siis host läheb peale ja nagu heli on nagu nii perses heli, kui üldse on võimalik perses heli olla. See heli oli siuke nagu kõrvaltoas oleks keegi kuulanud telekat ja see on see, mida publik kuulis. Nagu kõrvaltoa telekast tuleks heli. Ja siis need kohapeal inimesed lihtsalt otsustasid, et nagu me ei hakka selle heli probleemiga nagu tegelema, vaid me teeme terve esimese poole niimoodi ära, et laseme inimestel nagu selle maailma kõige sitema heliga mikrofoni rääkida. Ehk siis mul oli lihtsalt see, et nagu ma juba vihkan igat sekundit, mis ma pean siin olema. Ehk siis ainuke viis, kuidas ma saan nagu
normaalselt rääkida 10 minutit, on see, et ma pean lihtsalt nagu kõige estonglishim üldse inimene olema, sest mul on siuke tunne, et iga nagu sõna, mida ma üliaeglaselt ei ütle, läheb lihtsalt kuskile kaotsi ja kuigi see salvestatud heli on okei, siis see heli, mida inimesed seal kuulsid, oli lihtsalt ass machine. Ja see on Red Mic garantii. Ja see on Red Mic garantii. Ei, nad siis vahepausil nad nagu parandasid selle asja ära. Vahepausil nad tegid selle, et ruumis läks okeiks ja salvestus oma on perses. Ei, ma lihtsalt tahan öelda ennast nii palju kui võimalik välja vabandada, aga it's still fine, it's okay. Plus eks neil on selline alustav kanal ka, et nad teevad siin, nad on vist paar korda Tallinnas ka käinud, ma olen mingit reklaami näinud. Nad on paar korda, aga see on see asi, mis nende juures äge on see, et nad panevad igasse riiki need koomikud, kes muidu nendes riikides ei esine. Ehk siis nii paljud Eesti koomikud ka, keda ei ole võetud sinna, kes on solvunud selle pärast, on see, et seal sulle saadetakse nimekiri kõikidest kohtadest, kus sa paned linnukese, kus sa oled nõus esinema ja kõik Eesti koomikud panevad lihtsalt Eesti, Läti, Leedu, aga nende mentaliteet on see, et ei Eesti, Läti, Leedu on need, kus sa nagunii käid esinemas. Ehk siis me ei kutsu sind nendesse kohtadesse esinema, sest siin käivad esinemas need mingid kuradi Ameerika ja Saksa ja mis iganes koomikud, et inimesed saaksid uusi koomikuid näha, mitte see, et nagu sa saad fucking Red Mic show'l maksta, ma ei tea, kui palju see pilet maksab ja siis näha neid sama kuradi koomikuid, keda sa igal open mic'il näed. Ja see on Red Mic garantii. Ja see on Red Mic garantii. Boom. Nii et püsige lainel. Red Mic varsti võtab üle või pannakse kinni üks kahest. Red Mic, Red Linna ja Red... Plus neil on mikrofon on ka punane. Mikrofon on ka punane, selle järgi saad aru, et... Saad õiges kohas. Just, aga see on kokku sattumus. Ja kui heli on teises toas. Jaa, aga see on kokku sattumus, et nimi on Red Mic ja mikker on ka punane. Neil lihtsalt oli punane mikker ja nad panid nimeks Red Mic, sest tundus lahe nimi. Ja siis nad oli mingi wow, what? See punane tuli üldsegi lihtsalt selle liidri kommunistlikust taustast. Ei, see ei ole tõsi. Okei. Okei, nüüd sa siis... Sa hakkasid mingit jama ajama lihtsalt. Mina? Jaa. Ma arvasin, et meil on lõbus vestlus, aga nüüd sealt aga tuli mingi ilmselge. Okei, Fedori juurest läheb piir. Ilmselgelt jama. Don't you dare touch Fedor. Okei. If I don't have on my fedora, you don't talk about my Fedor. Ma ei tea, mis ma räägin. Aga minnes nüüd tegelikult tänase juurde. Jõululaupäev. Jõululaupäev. Mis sinu igased jõululaupäeva traditsioonid on? Ma olen viimastel aastatel käinud ühtedele tuttavatele jõuluvana tegemas. Ja nad iga aasta kaaluvad, et kas nagu lapsed on nii vanad, et enam ei kutsu sind või kas täpselt nibin-nabin veel kuidagi pressib välja, nii et lapsed nagu siiralt suudavad jõululaule mulle laulda. See aasta nad ei ole veel kutsunud, nii et äkki, sest nad on mitu aastat on niimoodi. Varsti võib see kõne tulla. See võib reaalselt iga hetk tulla. Aga ja siis ma olen läinud Mähele emaga piparkooke tegema, et valmistuda siis 25-ndaks, kus me tavaliselt perega kas Mähel või Vilniuses. Ei, Viimsis. Ei, Viljandis. Ma olen jumal halb nende kohanimedega. Mähe, Viimsi või Viljandis. Üks kolme. Tegelikult see ei ole isegi Viljandis, see on üks väiksem koht Viljandist eemal, aga ma keeldun seda nimetamast, sest mul ei tule meelde praegu. Ja ma tahtsin ühtlasi öelda, ma ei taha nagu negatiivseid asju öelda, aga et kui keegi on nagu üksik või on nagu harjunud perega vaatama filme jõulude ajal või midagi siukest, siis ma väga-väga soovitan see aasta vaadata Rob Reineri seda Princess Bride'i näiteks, mis on väga ilus, see ei ole jõulukas, aga see sobib jõuludesse väga hästi. Stand by Me, tema film, This is Spinal Tap, maailma kõige esimene mockumentary, tema film. Ja miks ma seda ütlen on sellepärast, et nagu täna just nagu 10 minutit enne, kui ma siia jõudsin, ma sain teada, et ta mõrvati koos tema naisega, tema poja poolt nagu just nagu eile või täna meie aja järgi siis nagu täna öösel. Ja ta oli üks kõige parem režissöör, kes on viimasel ajal. Meie aja järgi mingi 2 nädalat tagasi siis. Ja ühesõnaga, et see juhtus poolteist nädalat tagasi. Pussitati vist. Jaa, aga ühesõnaga, kuna ta oli fantastiline režissöör, ta tegi nii palju häid filme, siis vaadake tema filme. Enda poja poolt? Jaa, enda poeg tappis tema ja tema naise ära. Pussitas surnuks nende oma kodus. Mulle meeldis ta roll The Wolf of Wall Streetis.
ja kes ta isa seal. Jaa. Cool man. Cool dude. Ja alati on variant vaadata Sõrmust isandat algusest lõpuni. Ma fucking armastan Sõrmust isandat nii väga. Ma olen mitu kuud nagu tiisinud iseennast, nagu age'inud iseennast, et millal ma luban endale uuesti vaadata. Natuke lihtsalt kihve vaatanud. Tumblrisse kirjutanud Lotterit. Ja siis natuke niimoodi. Aga kus juures olengi, sest ma armastan Lotterit nii väga. Ja seal on ka mingi jõuluessents juures. Muidugi, sest see on väga ikkagi kristlikute nagu nende teema või kristlike motiividega film, eks ole. Ja jõulud ka võib-olla paljud ei tea. Kunagi olid nagu kunagi suht tugevalt. Nad algasid nagu võrdlemisi. Suht tugevalt seotud ja et kindlalt. Kuni Coca-Cola Company tegi jõulud selliseks, nagu nad praegu on. Coca-Cola Company. ma ei tea, sina alustasid nende aktsentidega. Vaata, kuradi Rait ütles ka Wolf of Wall Street asemel Wolf of Wall Street. Wolfred Wolf Street. Ma ütlen, see kuradi Dubrovnikust rääkimine viis meid kõiki ma tean, et sa ei viitsi teha seda editit, kus läheb see tagurpidi nool tagasi sinna, kus tegelikult Miikal oli esimene, kes hakkas vene aktsenti tegema, kui sa ütlesid, et mind kutsutakse peale Saša Aleksander. Ma olen nõus mingi... See nädal tegin ühe selle rewind selle, aga... Ei, ma ütlengi, et sa ei pea... Tal on otsas, tal on punktid otsas. Ta juba ühe korra käris tagasi. Sellepärast alustasingi selle jaoks, et ma eeldagi, et sa viitsid seda teha. Ma just ütlen, ma olen nõus rohkem kui 2 euri panema selle peale, et sina esimesena tegid aktsenti. Mina võib-olla verbaalselt. Aga mina nagu andsin seda tunnet edasi. Ma olin nagu selle vene aktsendi mentaliteediga. Oma uue nimega. Ja sellest, et mina Ljubljana ütlesin see kõik, aga ma ütlesin Ljubljana ainult, sest ma mõtlesin sinu peale. Ma arvan, et ka inimestel võib olla see, et kui nad proovivad leida minu international nimega, siis nad tõesti leiavad enne ühe Ameerika naisnäitleja, kes ei ole isegi väga kuulus naisnäitleja, aga kellel on sama international nimi. Ja nad võib olla nii nagu paelutud ja lummatud tema võlust ja vähem tuntud chat show'de külastamisest, et neil on see, et aga lõppude lõpuks, kas meid üldse huvitab enam, kes Aleksander Eeri tänaseks päevaks on, kui mul on üks vähetuntud Ameerika naisnäitleja, keda tema asemel saan vaadata. Tõesta vastupidist, Miikael Meemaa. Tõestust saab anda ainda aeg. Kas sul on mingid jõuluned Viimsi, Artium. Tõestan selle jõulude ja kristluse kohta korraks veel ühe asja öelda, et mul oli üks... Laulda natuke. Üks briti sõber mul kunagi läks hästi kettasse selle peale, kui ma ütlesin, et Eestis vaata ei ole nagu seda... et me oleme hästi ateistlikud kõik ja ei palveta ja siis oli nahhuid üldse tähistate meie püha siis. Nice, ja burn. Aga ütle tema aktsendiga seda. Sasha. Wow. Rait on off. Mina ütlen, siin on hidden talent. Ja kui ma ütlen, nagu ma rõhkan sõnal hidden, sest... see peab olema hidden. See oli väga hidden. Tavaliselt on nagu, tihti öeldakse Rait Kangur McFarlane tema kohta. Sest nagu sealt mikrist tuleb tavaliselt, tegelaste popurrii. Oi! Not joop. Täna ta on natuke, ta on äksi täis, ta teab, et ta peab nagu pere ees varsti tegema seda kingituse kätte saamiseks. Ta tegi ühe rewindi juba see nädal, selles mõttes tõmbab korralikult seda impressionite auru välja. Kõik tulevad sama koha pealt. Tegelikult kõigepealt ma tahan öelda, et Coca-Cola Company mingi hetk võttis selle kristliku püha üle. Ja nemad on teinud need jõulud, mida meie praegu tarbime. See on kõik Coca-Cola poolt tehtud. Sest mingi hetk Coca-Cola tundis, et talvel nad müüvad vähem Coca-Colat. Millegipärast inimesed nagu suvel, kui oli palav ilm, tarbisid rohkem Coca-Colat kui talvel. Okei, Candace Owens, nagu mis järgmine conspiracy theory sinu poolt on? Ei, Rait, küsi,
või sa nüüd ütled, et küsi oma tehisintellektis sõbra käest, kuidas on Coca-Cola tänapäeva jõuludega seotud. Kas sa järgmiseks ütled seda, et tänapäeva jaanipäev on Sprite'i jaanipäev, sellepärast et Sprite Company ei müünud piisavalt palju Sprite'i jaanipäeva ajal. Siis, kui see oli veel lihtsalt uskliku rahva. Sprite'i pudel tegelikult ei ole roheline. Roheline on just see, vaata, mida ta lihtsalt ära peegeldab ja tegelikult ta just on läbipaistev ja sulle lihtsalt tundub, et see on roheline. See on füüsika. Juba Fix laulis, et jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi ja... Ütle mulle, mida Twix laulis. Twix on ka jaanidega seotud. No, tuleb välja, et Twix on tegelikult sügise välja mõeldud batoonika, sellepärast, et nad ei müünud sügisel piisavalt õunu. Muidu oli lihtsalt Jeesus koopas ja Jeesus risti peal ja Jeesus koopast välja tulemas, aga mitte selles järjekorras. Aga siis, kui Coca-Cola Company otsustas, et neil on vaja rohkem talvel Coca-Colat müüa, nemad põhimõtteliselt mõtlesid välja selle jõuluvana, keda meie praegu lastele maha müüme. See on müüt, ütleb AI. Ma ütleks ka, et see on nagu... AI ütleb, et see on müüt või tead, mis mina AI-le ütlen või? AI, sina oled müüt. Tule siia, näita ennast. Mul on siuke tunne, et ma olen seda palju rääkinud, aga ma võin lihtsalt selle lühikokkuvõtte teha sellest, kuidas meie nagu hästi palju sellest kultuurist tegelikult tuleb kärbseseente tarbimisest ja Soome šamanismist. Ja Coca-Cola. Kas me eelmine aasta rääkisime sellest või? Ei rääkinud või? Kas ma teen lihtsalt ülilühikese selle? Kärbseseente sees on selline psühhedeelne aine nagu maskimool või muskimool. Ja see tekitab väga intensiivseid psühhedeelseid seisundeid. Siis, kui meie riigid veel ei olnud kristlikud riigid, siis olid sellised traditsioonid, kus Lapimaal, siis kui sul on šamaan, siis 23. detsember on päike oma kõige madalamas kohas, 22, 23, 24 on see nii-öelda stabiilselt kõige madalam, täpselt samamoodi nagu samal ajal juunis on päike kõige kõrgemal ja sellel kõige pimedamal ajal siis kas ainult šamaanid või šamaanid ja külaelanikud tarbisid suures koguses kärbseseeni ja siis sa lähed 3 päevaks sügavale psühhedeelsele rännakule nii-öelda nagu allmaailma, ehk siis sellel kõige pimedamal ajal sa lähed surnute maailma selle jaoks, et nii-öelda ammutada sealt tarkusi ja teadmisi, et kuidas nii-öelda küla ja kõiki edasi aidata ja kuidas nii-öelda valgus uuesti maailma tagasi tuua. Ja siis sellel 25. kui siis päike jälle tõusma hakkab, siis see on see, mis on, eks ole, see kõige püham jõulupüha, samamoodi nagu teisel pool juunikuus on siis meil, eks ole, jaanipäev. See on natukene lihtsustatud, aga nagu basically that ja kärbseseened on, eks ole, punased ja valged. Selle jaoks, et kärbseseeni säilitada, neid pandi nööri külge ja neid pandi kuusepuude peale, et nad kuivaksid ja nad kuivavad ära, ehk siis nad säilivad terve läbi talve ja sinna sisse ammendub ka hästi palju D-vitamiini, ehk siis inimesed ei saanud kärbseseeni süües talvel D-vitamiini puudust ei tekkinud. Ehk siis see kuuse ehtimine on tulnud sellest ja punane ja valge on tulnud sellest ja šamaanid tihti, kuna Lapimaal sajab nii palju lund, siis šamaanid selle jaoks, et kas oma koju minna või inimestele külla minna, et nendega mingisugust rituaale teha, siis nad läksid korstna või siis nagu katuse kaudu sisse, sellepärast, et sul on nii palju lund ja sul on need lahtised katused ja korstnad, kus kaudu siis saab sisse minna. Sealt tuleb see, miks jõuluvana katuselt või kamina kaudu sisse tuleb ja nad panid ka seeni, kuivatasid kamina kõrval sokkide sees ja sealt on see, et jõuluvana tuleb ja paneb soki sisse sulle kingitusi. Ühesõnaga hästi paljud sellised asjad on tulnud tegelikult kärbseseente tarbimise kultuurist. Ja siis see, kristluse lugu lihtsalt hiljem tuli sinna peale, sest see on pikem ja laiem lugu, aga las ta jääda praegult. See kõik oli riff praegu või nagu päriselt? Ei, see on täitsa nagu kõik need traditsioonid ja asjad on täitsa päris asjad. Ja see on üle maailma. Ei, nagu see, et Lapimaal nad tegid seeni, seletab nüüd seda, miks Coca-Cola Company Californias. Kui sa vaatad, mitte seda, aga kui sa vaatad lihtsalt seda. Augud hakkavad ilmnema.
kui sa vaatad, mismoodi mingisugused üldlevinud asjad, nagu kas või see, kui paljude lasteraamatute ja muinasjuturaamatute peal on näiteks kärbseseened ja kuidas, mida punane ja valge värv tähistavad, siis see ei ole see, et nagu Coca-Cola lihtsalt nagu tänu nendele, et nemad olid punane ja valge ja siis me hakkasime punaseid ja valgeid asju tegema, vaid Coca-Cola, miks nad otsustasid punast ja valget kasutama hakata, oli sellepärast, et see oli juba inimestele nii omane asi, et neid nii palju lihtsam sul on seda Coca-Colat võtta, kui see meenutab sulle juba tuttavaid asju, mitte see ei ole nagu niipidi peale surutud, see on bottom up, mitte top down. See on vettpidavam kui see Coca-Cola teooria siin ChatGPT-ga. Ja aga Coca-Colal on ka oma käsi mängida. No nad tegid populaarsemaks. See jõuluvana, keda me praegu tähistame ja kogu see visuaal, mida meie peame jõulud all silmas, seda lihtsalt Coca-Cola nagu aastakümneid. Aga kust kohast? Nii, okei, aga ma küsin. Ei no, eks nemad on ka inspiratsiooni saanud kuskilt ja oletame, et kärbseseenest, sest Mr. Kohula käis Lapimaal üks aasta. Kui sa vaatad Püha Nikolausi, Püha Nikolaus oli valgete juustega ja tema neid mingisuguseid uhkeid pühaku rõivaid ja asju, siis see Coca-Cola jõuluvana on lihtsalt nii-öelda nagu siuke madalamate pikslitega nagu tuletus, lihtsalt nagu multika tegemine sellest asjast. No lihtsamaks tegemine, tarbitavamaks. Yeah. Okei. Põhjapõdrad ja lendamine, see teooria on ka kärbses. Just, täpselt sama. Kurat, ma lootsin, et sa ütled Coca-Cola kohta midagi. Põhjapõdrad saavad kärbseseeni ja siis nad käituvad seejärel väga kummaliselt, hüppavad, jooksevad ringi. Ja siis šamaanid jõid ka vahel põdra uriini, mis sisaldas seene psühhoaktiivseid aineid. Mis kärbseseentega, vaat me kõik ju lapsena õppisime seda, et kärbseseen on mürgine, kärbseseent ei tohi süüa, aga kärbseseent põhimõtteliselt mitte kunagi ei tapa kedagi ära. Ta on lihtsalt mürgine sellepärast, et mingeid asju on maksal hästi raske filtreerida ja sul võib väga-väga paha olla. Aga siis mitte lihtsalt nad ei joonud põtrade uriini, vaid väga paljudes kohtades oli kas see, et šamaan on see, kes neid kärbseseeni sööb ja siis tema uriini joovad siis kõik külaelanikud, sellepärast et see uriin on filtreeritud, kus sul on ainult see maskimool või muskimool, ma ei tea, kuidas eesti keeles hääldatakse seda. Sul on seal ainult sees, ehk siis kõik saavad lihtsalt selle puhta tripi ilma kogu selle kõhuvaluta. Ja mingites külades väidetavalt, et kui seal ei olnud seda šamaani, siis need kärbseseened pidi ära sööma kas küla kõige tugevam mees, sest tema jääb kindlalt ellu, või siis küla kõige nõrgem naine, sest kui ta ära sureb, siis pole hullu. Ja siis kõik inimesed joovad siis nende uriini selle jaoks, et siis psühhedeelne staadium saavutada. Ja sellega, mis on veel seotud, on see hindude püha jooks Sooma, sest kui sa vaatad väga paljudel hindude kunstitöödel on pildid, kus need pooljumalad või jumalused siis kusevad inimestele suhu. Ja siis eeldatakse, et see on see sama asi, et kuna see, et filtreerida seentest lihtsalt see ainult see psühhedeelne asi välja ja ülejäänud siis omandada, aga siis läbi selle, eks ole, sa nagu pooljumalusena siis annad inimestele need üleloomulikke kogemusi. Aga siis et oletame see šamaan või pooljumalus olenevalt kontekstist või külast, tema on ju sõi kärbseseened ära. Yeah. Siis on ju pidi seedima natuke, et tõenäoliselt selleks, et nad uriini jõuaks, läheb natuke aega. Põhjapõdra uriinist. No ma sain aru, et põhjapõdra uriini. Ei, nad tegid mõlemad on variandid. Sul ei ole igas külas nagu põhjapõtrasid olemas, vaata, et see on nagu, ja aga kas kuidas tema ise selle läbi elas siis? Kas tal oli siis väike pohmell või? Raske oli olla? Kas sa oled seeni söönud kunagi või? Mitte kärbseseeni. Allegedly. Seentega on sama, selles mõttes, kui sa sööd ka niisama seeni, eks ole, sul võib natukene kõht valutada, et sa saad sellest igast teada, aga nagu maksal nagu kõiki asju, mis on natukene nii-öelda tihedam kraam läbi seetida, et sul on lihtsalt käivad sellega tihedam kraam. Mingisugused nüüd tuurin. mingisugused valud ja asjad kaasas, aga sa kannatad ära selle. Et tal oli lihtsalt kõhuvalu. Jah, et aga see on hästi paljude psühhedeelsete asjadega on see, et kui see ei ole just kui nagu, kui see on lihtsalt see päris nii-öelda aine või päris mingisugune taim või mis iganes asi, siis see on kuskile, kas on neerudele ebamugav, kõhule ebamugav, mingile muule kehaosale ebamugav. Aga lihtsalt see on osa sellest nagu tseremooniast. Tead, mida nad tihti soovitavad kõhuvalu korral? Coca-Cola. Eespummis on.
ja ka Coca-Colat, kui see Espumis on nii see. Kui me koolis pahad poisid olime ja kuradi kuna sellist aega ei olnud. Kokatädi oli mingisuguse eriti kuradi rasvase pilaffi, eks ole, kokku keeranud. Me poistega tegime siukest pulli, et suur Coca-Cola pudel, eks ole, keerad lahti ja terve pakk Espumis Sunni sisse. Ja siis kurat mõtled, tuleb suur plahvatus, aga ei tule, see jood ära ja siis on topelt kasu, vaata Espumis on, teeb kõhu heaks ja Coca-Cola teeb ka kõhu heaks. Ja siis kurat sööd seda pilaffi nagu jõulud oleks. Pluss Coca-tädi. Seda kuulsid juba, kui ma ütlesin, vaat Coca-tädi. Nagu kamp-tädi. Coca-kamp tädi. Ühesõnaga teooria Coca-Cola algatas jõulud. See on väga nõrk. No ma ei ütle, et algatas, aga jõulud nagu meie praegu teame neid. Siin on Miikal ja Mikkel siin nagu... Ma ei öelnud kunagi, et algatas. Ilmselgelt mingis mahus nad olid olemas, aga Coca-Cola on teinud selle, mis me teame. Siin on riff tekkinud produceri ja star of the show vahel. Ei, ma lihtsalt fakti kontroll. Kärbsesena algatas jõulud. Kas sul on järgmisest nädalast oma podcast, kus sa expose'id Miikal Meima? Abuse that I had to endure at Mikal ja Miker. Tahtsin lihtsalt öelda, et kärbsesena algatas jõulutraditsioonid, see on väga mõõdukas kuni nõrk, aga huvitav teooria. Mis asi? Mõõdukas kuni nõrk. Mõõdukas kuni nõrk. Et kui te tahate see on nii hea asi, mida kellelegi öelda, et ma ei ütle, et sa valetad. Mõõdukas nõrk, aga huvitav. Kallis sõber, see vandenõuteooria, mille sa just välja käisid, see on mõõdukalt kuni nõrk. Aga huvitav. Ma ei arva, et 9/11 ajal, aga see on huvitav, kuigi mõõdukalt nõrk. Noh, see on parem kui väga nõrk, nii et. Ja, aga vaata, Coca-Cola, ma ei ütle, et nad algatasid jõulud, aga läbi oma turunduse nad on muutnud. Ma vean kihla, et kui me praegult Miikalilt selle mütsi peast ära võtaks, siis seal oleks nagu Coca-Cola bandana oleks seal all. Christmas solved. Kui tahate, võime järgmise sammuna võrrelda Oodinit ja jõulumana punkti jaaval. Oodini südamasi ja päkapikke. See on ChatGPT-st sõltuvuses. Te ise palusite. Vaat see on see, mis nad alati ütlevad. Nad on ise seal ja ütlevad, tahad ma küsin ChatGPT käest ja siis on nagu ma juba küsisin. Te ise palusite. Küsi Kroki ja Gemini käest ka ja siis võrdleme kõiki vastuseid. Meil on vaja selle kärbsesente asjaga jõuda tuumani. Võime vaadata, mida teadlased päriselt kärbsesene kohta ütlevad. See kõlab nagu mingi clickbait YouTube'i video. Midagi ChatGPT-st rääkida. Sa ei usu, et nad ütlesid seda. Mingi Artjom Savitski kuredi suu lahti suurelt thumbnaili peal. Mis kärbseseen tegelikult teeb sulgudes mitte see, mis sa arvasid. Ma hullult tahan teada, et tegelikult ei taha. Minu huvi tolle pealkirja vastu on mõõdukas kuni nõrk. Aga tundub huvitav. Aga tegelikult, kui me juba oleme siin preachimas, tarkust jagamas. Oota, räägi enda jõuluasjad ka ära siis. Mis jõuluasjad? Ei, räägi. No see aasta mina tahaksin Lego seda suurt. Ma nägin Lego Home Alone'i maja kuskil müügil, see tundus lahe. Kui tahate nagu lihtsalt rääkida Legodest vahetluseks. No ütle siis juba täpsemalt, kus sa nägid seda müügil, kui sa tahad, et su lähedased ostaks selle sulle. Internetis. Internetis. Kuskil müügil. Hea koht. Ja sealt ma täna enam ei jõua sulle seda tuua. Tõenäosus, et ma sealt selle leian, on mõõdukas kuni nõrk. Aga huvitav. Mis jutt sul pooleli oli? Ei, ma tahtsin lihtsalt öelda. Tahtis kõnedeni juba minna.
Wow. Nii ründav Juba, see oli tõesti väga see ründav. meenutab mulle seda, nagu ma olekski enda perega jõuludel koos. kui sa ei saa chat GPT-lt küsida asju, sa oled nagu laps, kellelt on iPad ära võetud. Ta tahab inimeste kõnesid kuulata, kuigi chat GPT-l on palju rohkem kõnesid. Tal on siin palju paremaid teooriaid pakkuda. Inimesed tahavad kuulda sinu jõulutraditsioone, Miikal. Otseselt ei olegi, vaat praegu on selline raske. Mina tahaks teada, mis päeva sa kuidas sa oma makrotesse selle piparkoogi mahutad, mis ma kinkisin sulle. Et kas sul on mingi päev, kus sa saad mingid teised asjad ümber teha? Lõhnab päris orgaaniliselt. See ongi. Ma arvan, et kohe, kui see salvestus läbi on, ma mahutan selle oma sisse. Aga eks mina olen väga tavaine inimene, et enamasti jõulude ajal ma olen oma perega. Milline traditsioon? Traditsioon ei ole see, kus sa oled. Traditsioon on see ikka, mis sa teed. Ei, samas okei, ma räägin ise endale vastu. Kustutame selle ära. Küsi ChatGPT-lt, kas on võimalik ära kustutada see post siis kuidagi. Aga ei, meil nagu mingi tretsi ei ole, vaata, et mingi... ma üritasin mõelda mingit näidet, vaata, aga mul tuli ainult aastavahetuse näited, mingi tinavalamine. Seda vist jõuludel keegi ei tee väga. Ei tee, jah? Jah, me ka ei mõtle. Väga hea teemarendus. Meil on... söök, kingid ja tegelikult enamasti vist mu naise pere ongi mingi hetk lükkanud sõrmust isanda peale, kuni kriitiline mass inimesi lõpuks terekas magama jääb. Vot seda mina ei suudaks teha, et teiste inimestega koos sõrmust isandat vaadata, sest ei ole selle 12 tunni jooksul ei ole mitte ühtegi hetke, kus keegi võiks midagi öelda, mis minu jaoks ei solvaks kogu sõrmust isanda. Ma vaatan ainult üksi. With the boys. Ei, ma vaatan ainult üksi. Keegi kohe vaatada jalgu, karvased jalad nagu sul siin, nagu sul. Selline sulle ei meeldi. Ei, ma vaatan sõrmust isandat ainult üksi. VR-prillidega. Üksi või aprillidega. Mis see vee all prillidega? VR, virtual reality. Või aprillidega. Selge. Kas sa ütlesid, et meil on küsimusi ka või? Meil on tegelikult sitaks küsimus, Eeri. Aitäh, et sa küsisid. Ma tahan küsimustele vastata. Aitäh, et sa otsa lahti tegid. Let's go küsimused. Aitame mõned inimesed välja. Praegusel raskel pühade ajal, kui meil juba on Alexander Eeri stuudios. Ma tegin ühe selfie ka endast, et mul oleks tõestus. Mälestus. Kui te seda osa üles ei pane, sest te olete lahku läinud ja siin ära hoiab materjali enda käes, et extortida sult veel mingit raha välja, siis mul on vähemalt tõestus, et ma olen ausõna käinud Miikal ja Mikkar saates. See läheb ainult siis üles, kui ma suudan vastata GPT-3 mõistatusele. Kas sa austad ChatGPT-d päriselt nii, nagu sa väidad? Tänane saate toob teieni Betmaster. Suurem ei ole alati parem. Välja arvatud juhul, kui teemaks on spordiboonus, siis on parem, palju parem. Betmaster annab sinu esimesele sissemaksele topeltboonuse lisaks ja seda kuni 1000 euroni. Lisaks 10 eurot spordipanus kauba peale. Täpsem info Betmasteri kodulehel. Panusta vastutustundlikult. Meie täname Betmasterit saadet toetamast ja läheme tagasi episoodi juurde. Miikal ja Mikker.ee, kui tahad ka sina saata meile oma küsimuse, mure, loo, mida iganes sa tahad saata meile, Miikal ja Mikker.ee ja hakkame otsast pihta meie tänaste muredega. Hallo. Tere, Miikal ja Mikker ja Right Kangur. Häid jõule kõigile, head jõuluaega. Minu lugu on siis selline, et eelmistel jõuludel oli meil väike koogisaaga ehk peale jõulupraadi oli üks külaline toonud siis nagu koogi, aga teine külaline oli ka koogi toonud. Ja mõelge siis, et kõik olid juba jõulupraadi söönud ja
vähe ei mõtle või? mis iganes seal veel lisaks, mingid piparkoogid, asjad, mandariinid, värgid. Ja siis seal oli nagu selline väike tülihõng või selline passiiv-agressiivne, et noh, et kõik võiks ikka minu kooki ka võtta ja igatahes siis kõik pidi võtma mõlemad kooki, et keegi ei solvuks. Aga nagu, ja need olid väga head koogid, aga see oli lihtsalt nagu, see oli nii kaootiline, selline õhtu lõpupoole ka, siis see nagu oli natukene võib-olla jõulumeeleolu rikkuv intsident. Nii et jaa, ma ei teagi, mis sellises olukorras üldse on öelda. Aga noh, vähemalt sai kooki. Aafrikas lapsed nälgivad, me ei tohi vinguda ja ikkagi jõuluaeg, andmise aeg ja nii edasi. Igatahes loodan, et kõigil on toredad jõulud. Loodan, et ma see aasta saan piirduda siiski ühe magustoiduga ja ega muud midagi kui häid jõule, Miikal ja Mikker ja kõik teised. Kas ma võin alustada või? Ainult siis, kui sa ütled häid jõule. Häid jõule ka sulle, kallis kuulaja. Ja kuigi see mind personaalselt ei tervitanud, ma saan aru, sa ju ei teadnud, kes saates on. See on okei, ma annan sulle andeks. See ei ole otseselt probleem, et sa mind ei tervitanud. Lihtsalt ütleme, et see võib-olla natuke rikkus jõulumeeleolu. Aga mis ma tahaks öelda on see, et kas sul võib-olla, mulle tundub jutu järgi, et neid mõlemaid kooke on alles veel. Et äkki sa saad tuua siia stuudiosse maitsta neid ja saaks päriselt kindlaks teha, et kas tegelikult olid ka mõlemad okeid. Sest tegelikult su jutud nagu taustal oli kogu aeg see, et tegelikult nagu need ei olnud, üks nendest vähemalt ei olnud nii okei kui teine. See on esimene asi ja teine asi mulle tundub, et sul on nagu mingisugune ikka rets teema nagu toiduga. Sest ma alguses mõtlesin, et see oli nagu intsident oli imelik, aga siis see lõppu veel nagu rõhutasid, et sa loodad, et sa see jõulud saad piirduda ainult ühe magustoiduga. Et nagu kui tähtsad jõulude ajal sulle su kalorid on, millega sa tegeled, kas sa oled fitness päkapikk. Jah. Ma annan 80 endale selle vastusest. see tundus ja, et kõne järgi, et kui kõik on elus liiga hästi. Jah. Nagu see, kaks magustoitu. Kõik toovad midagi, tead küll, kui me oleme, õiges peres on see, et ta ei jõuaks kooginigi, sest enamus nutsid, sest Raimond läks mälus peaga rooli ja kõik naised on õues praegu ja ja teil on see, et kõik ilusad, liiga palju magustoitu. Kõrval majad. Ja see on armas ka, et sa nagu, mul on niisugune tunne, et sa rääkisid ka niimoodi nagu su need inimesed, kes tõid siis neid kooke. Ilmselgelt mõlemad olid naised, ükski mees ei tee kooki ja ükski mees ei palu. Sorry, et ma nüüd läks seksistlikuks. Väga seksistlikuks. Me ühte meest teame, kes teeb kooki, aga seal on tihti kassi ja koera karvad sees. Ja me teame ühte meest, kes teeb kooki ja tal on kassi järgmised 2 päeva. Patša! Aga ei, et nad võisid mehed ka olla, aga nagu et tundub, et mingi proovige siis minu kooki ka. Okei, võisid mehed ka olla. Ma vabandan ma ei taha jõuluajal jälle ma rikkusin nüüd ise ka jõulumeeleolu ära. Ma olen sama, kas ma olengi sinu loost või? Kas see on minu kook, mida sa ei tahtnud maitsta? Okei. Kas mina on see kook? Kas ma olen Coca-Cola kampani? Mis ma tahtsin veel öelda? Ma unustasin ära. Et parem 2 kooki kui 1. Aga ilmselgelt sul on selles osas õigus, et siit nagu kumab läbi, et tegelikult kõik tahtsid ühte kooki rohkem süüa kui teist. Just. Aga ta tahtis ja sa tahad ühte magustoitu, et see hea maitse püsiks. Aga nüüd sa pead seda... Teate, ma proovisin selle uue... Seda vesist jahust. Ja vegan jahuga vaata. Ja ma kasutasin mingit, rosinaid. Ja. Vegan rosinaid. Sest ma nägin seda, et sa proovisid hea inimene olla ja kaitsta oma nagu sõbranna au, kes selle sitema koogi tegi. Vaata. Ei, see tundus nagu vibe, mis ta andis, oli see, et sõpradega oli tegemist. Kas ma mäletan midagi valesti? Ma arvan, et pere... samat vibe'i. Sa tundsid samad vibe'i, väga hea, aitäh sulle. Mina tundsin mõõdukalt, et see on nagu pere seltsis.
okei, aga eks sõbrad ongi pere, kelle ise valid endale. Ja et armas, et sa proovisid neid kaitsta, tundub, et keegi ikkagi, aga sa, ma ei teagi, siin on nii palju, mida öelda, sest ma sellest saan küll aru, et nagu mina just alati, vaata mingitele inimestele meeldib kingitusi ka nagu kõigi ees avada ja mingid inimesed tahavad, et sa nende kinki nende ees avaksid. Mõlemad asjad on minu jaoks nagu nii ebamugavad, kui üldse võimalik on. Kui sa mulle midagi kingid, siis kui ma pean selle kingi sinu ees lahti tegema, siis see peab olema amazing kink, et see lahti tegemise ebamugavus ei ületaks seda, kui hea see kink on. Nüüd ma pean näitlema. Jaa, sest ja siis mul on see, okei, et mul on olema see Lego Kevin McAllisteri maja. Jaa, sest nüüd, kui mul on see kuradi iPod Touch, eks ole, aga iga kord, kui ma sealt uut laulu panen, siis iga kord mul tuleb meelde see pinge, mis oli sinu ees seda kinki avada. Ja seda nagu asja teha, ma ei suuda seda teha. See aasta ma sain oma sünnal full vihaseks. Mul tehti üllatus sünnipäev, ma olin kõigile öelnud, et palun ärge tehke, ma vihkan seda kõige rohkem. Ja ma sain full nagu sellel ajal, kui nad laulsid nagu pahaseks nende peale ja ütlesin I hate this, sest mul oli nii ebamugav olla. Ja nüüd on see, et nagu ma ei saa nagu, ma ei hakka sellest uuesti rääkima, ma olen sellest nii palju rääkinud eraelus. See saab mind praegult ka närvi. Ühesõnaga, ja teine asi on, mingid inimesed armastavad ka nagu seda, mis on minu jaoks toredam. Ma võin ise taluda seda, kui sa minu kingitus teiste ees lahti teed. Aga mingitele inimestele nii meeldib. Nüüd on see, kus ma hakkan kõiki kinke lahti tegema, tulge olge minu ümber. See nagu tundub väga armas ja väga tore asi. Ma ise ei suudaks elu sees nagu niimoodi teha. Ma kõrvalt võin vaadata. Aga see, et keegi on nagu mingi maitski nüüd kõik minu kooki ka, siis mul on see, et mingi yes, nüüd ma kindlasti naudin seda. Ehk siis ma mõistan sind ka olenemata kõigest. Pluss see on ka see üldine, et see on alati need inimesed, kes nagu seda söögi teevad. Ja eriti just kookidega on alati nagu mingi jõhker see, vaata, et kus ta terve aeg vaatab kõigil otsa nüüd. Ja mis on, ja tavaliselt see kirjeldus oli ka see, et ma proovisin üht uut retsepti. Nagu, kui sa uut proovisid, siis ära vaata mind nii nagu. Ja. Ja siis pärast läheb koju ja räägib, ma ei tea, kõik võtsid ainult ühe tükki, kõik ütlesid, et nii hea on, aga ma nägin, keegi ei võtnud juurde. Ja siis ta hakkab jooma, läheb rooli ja kõik jälle õues olema. Raiko, kõigile maitses. Asi ei ole selles, et sa halb kokku oleksid, me sõime teist kooki enne lihtsalt. Lihtsalt see kass Arturi, see oli ees ja mul oli juba nagu, ta oli magus ja raske oli seda teist. Raiko, tule autost välja. No kõige lihtsam Eesti soovitus on see, et mis sa muud teha saad, kui öelda, et huvitav. Jah, järgmine lugu palun. Mõõdukas närk. See on alati öelda huvitav ja ennetamiseks võtta. Väga hea raadiohääl oli sul, nii et soovitan raadiosse minna. Ja soovitan järgmine jõul kinkida kõikidele pereliikmetele Tupperware karpe. Ja kosmodisk. Ei, ma mõtlen, siis te saate neid koogitükke koju viia. Kosmodiskiga saab selja korda. Kas Tupperware ei läinud pankrotti või? Vaata mingist hetkest, kuigi firma on surnud, vaata see on umbes nagu Jeesus. Tupperware välja kuulutati siis. Et nagu ta ise on surnud nagu ka Tupperware võib-olla firma. Aga legend elab edasi, essents elab edasi. Ja nagu toode on ikka seda me... Kõik kutsuvad kõiki neid karpe Tupperware. Isegi kui see on lihtsalt suurelt ige on kirjas. Igatahes karpe, siis te saate need koogid kaasa võtta ja oma kodus sa saad juba selle halvema koogi vetsupotist alla lasta. Ja nautida seda head kooki. Ja see on Miikael ja Mikker garantii. Järgmine. Heit pühi. Yo, Miki, you're right. Ja yo, saate külaline. See on mina. Küsimus väga lihtne. Väljas on pidevalt üle 30 kraadi. Lund pole viimast 2 aastat näinud. Ja sellist asja nagu jõulutunne enam ei eksisteeri, et mida nagu teha, kuidas tekitada mingitki jõulutunnet. Olen juba muusikat proovinud, see ei aita. Ehk siis ootan mingit head mõtet sinult, teilt, päikest. Olen juba esimese singli Spotify'sse pannud. Ei ole jõulutunnet tekkinud. Minu esimene country album oli küll läbikukkumine, kuid jõulutunnet siiski ei tekitanud.
sa ütlesid, et iga päev üle 30 kraadi sooja. Kas ma sain õigesti aru, et ta elab Austraalias? No see võib olla Tai, Austraalia, Texas. Kuidas tekitada jõulutunnet? Sina olid ka kunagi Austraalias. Kas said jõulude ajal ka? Ja see on kõige fucking imelikum kogemus maailmas on vaadata jõulupakkumisi ja fake kuuski ja kõiki neid asju poes samal ajal, kui 49 kraadi on sooja. See on fucking weird. Ma armastan jõuli. Ma arvan, et neil ei peaks luba olema jõuli korraldada. See on lihtsalt nagu see kõige parem Donald Pardi see koomiks, mis kunagi oli see, kus ta maja nagu mingi digimuutus või äkki see oli Miki, ei see oli Donald Part ikkagi, äkki oli Miki, vahet pole üks nendest kahest, kus ta majaga juhtus mingisugune asi, mingi needus või palvetas midagi või whatever, aga see oli see, et kui ta majas ühest uksest välja läks, siis oli suvi, aga kui ta teisest uksest välja läks, siis oli talv, ehk siis ta sai kõik talve shoppamise, ta palvetaski, koomiks algas sellest, et ütles, et jõulud olid, ta läks jõulu shoppama liiga hilja, eks ole, aega jälle ei olnud, kõik jäi viimasele hetkele ja siis ta palvetas, pagan, miks ma ei saaks jõulu ostlemisi suvel teha ja siis ta maja muutus selliseks, et ühest uksest läks välja, siis oli suvi ja siis ta sai seal shopelda ja siis kui ta teisest uksest läks välja, siis oli talv, mis oli siis nagu see real timeline, aga siis ta läks liiga ahneks ja nagu teised inimesed said ka teada sellest ja siis terve tema maja muutus selleks kohaks, kus kõik käisid suvel jõuluostlemisi tegemas, siiamaani relevant for the story. Ehk siis, mis sa pead tegema. Ja mis me õppisime sellest loost? Sa pead härra noormees palvetama või mingi maagiga vestlema, šamaaniga, mis iganes see sinu nii-öelda tee elus on. Ja et sinu majast saaks ka see koht, kus sa saad ühest toast välja astuda ja on talv ja teisest välja astuda ja on suvi. 10 annan selle vastuse eest endale. Ma arvan jah, et ega kui õues on 30 kraadi on ju ja sa oled seal toas parasjagu, kus sa tõenäoliselt ei ole mitte midagi muutnud. Dekoratsioon ei ole, sa vaatad õues on päike ja nüüd sa maad lihtsalt Whammy Last Christmasi peale. See võib-olla jah, nagu ei ole nii potentne, et selle käigus olla nagu, nüüd ma tunnen. Aga jah, kõige tõenäolisem statistiliselt pakkumine on ju see, et antud helistaja on Austraalias. No see on selline 89% tõenäosus, et see on see. Ja mis mina soovitaks, kuigi ma olen samas olukorras olnud, siis ma arvan ikkagi, et üksinda ongi raskem jõulutunnet tekitada. Et siin on nagu see, et nagu nad ütlevad, sul on nagu kiiretes ja vihastes öeldi, familia. Sul on vaja kampa Coca-Colat. Võta üks Coca-Cola külm 6-pakk, natuke mingit jõulutavaari ja siis saage teiste eestlastega Austraalias kokku. Ja tehke selline, no tõenäoliselt tegelikult mingi Austraalias elavatel eestlastel tõenäoliselt ongi mingid kogukonna, mingid jõuluistumised ja asjad. Kindlalt on. No nad teevad ju jaanipäevasid asju, neil on seal toimub raudselt mingi jõhker see. Nii et isegi kui sa vihkad uute inimestega tutvumist või siis Austraalias eestlastega tutvumist, siis ma arvan, et see on üks variant, kuidas seda jõulutunnet tunda. Et siis kui need toidud juba laual on ja ma eeldan, et mis iganes asukoht Eesti maja, võib-olla see on lihtsalt mingis kellegi majas. Et see on see, kus on mingi lootus natuke seda jõulutunnet saada. Ja kui sa tahad veel siirast vastust ka, veel siiramat kui eelmine, siis kui sul on natukene nagu seda aeglast nautimistempot sees, et sul ei ole täiesti TikTok brain, siis kõige ilusam jõulufilm, mis on iialgi tehtud 1946, It's a Wonderful Life mehest, kes tahab enesetappu teha. Aga siis tuleb ingel tema juurde ja näitab talle, missugune elu tema linnas oleks siis, kui tema ei oleks elanud. Või kui tema ennast ära tapaks. See on hästi kuulus jõulufilm, seda USA-s, ma ei tea, kas siiamaani, aga seda mingi 70 aastat näidati USA-s igal aastal nagu jõulude ajal telekast. Ja see on amazing ja wonderful. Ja see võib jõulutunnet tekitada väga korralikult. Sest jõulud on ikkagi tegelikult, tuum on see, mida ka tegelikult Coca-Cola tahtis.
et me inimestena kokku saaks. Ja kofeiin. No see lihtsalt aitab sul nagu rohkem nagu hetkes olla ja tunnetada seda. Kofeiin on täpselt see, mis aitab hetkes olla. Alati, kui ma tunnen seda, et praegu kuidagi nagu ei suuda mediteerida, siis ma võtan 400 milligrammi pre-workout'i sisse ja nätaki kohe 3-kordsel kiirusel panen selle meditation music'u mängima. Ja ma olen fucking dialed in. Ja ma ei tea, inimesed nagu kuidagi seal soojades kliimades nad ikkagi saavad selle jõuluasjaga hakkama. Et ma arvan, et praegu on veel see, et sa ei ole lihtsalt eestlasena piisavalt integreerunud, et sa mäletad seda, et pime peab olema ja lumi on ju. Ja, aga noh, lohutuseks ma ütlen, ega Eestis meil ka lund ei ole. Et lihtsalt pime on ja noh, kui sinna sisse elad, sest noh, kuidagi nad suudavad, ega samamoodi, kui me lähme Ameerika mingitesse soojamatesse aladesse, seal on ju samamoodi, noh, panevad kuskil LA-s kunstlund endale maja ette, lihtsalt toovad neid plastikust kuusepuid ja lõpuks on see, et su enda nagu pea, su enda mõistus peab olema tugevam. Loeb see jõul, mis su südames on. Hästi öeldud. Me koos jõudsime selleni. Ja. See on selline kahasse kirjutatud. Järgmine palun. Häid pühi sulle. Ja vennas. Loe Tõnu Unne, palun. Sõber. Kuule. Prada. Tuleb järgmine. Tere Miikael. Mul on üks jõuluteemaline probleem, millele ma otsin lahendust. Nimelt, kuidas peaksid käima päkapikud? Mul on siiamaani olnud alati nagu teadmine, et kui on tegemist hea lapsega, siis päkapikk toob hommikul sussi sisse väikse kommi ja sellega asi piirdub. See on ülihea nagu lahendus lapsevanematele, kuidas siis 24 päeva jooksul oma laps normaalses rivistuses hoida. Aga nüüd mu laps tuli lasteaias koju nuttes ja teavitas, et temal sõbral päkapikk tõi hommikul talle Lego. Ühe teisele poisile toodi hommikuks telekamäng. Ja mul ongi nüüd sellega nüüd päris suur probleem, et millega ma pean nüüd kodus siis hakkama nüüd lahendust otsima, et miks meil käivad päkapikud, kes toovad kommi ja teistel käivad päkapikud, kes põhimõtteliselt toovad 24 jõulukingitust. Et jah, kui sul on tegemist veel rohkem kui ühe lapsega, siis asi läheb nagu natukene üle nagu mõistus juba. Ja kui seda küsimust kuuleb mõni lapsevanem, kes kingib oma lapsele hommikul sussi sisse Lego, siis ma tahaks kohe küsida su käest, et mis su peast toimub ja võimalusel siis pane sinaga oma heliklipp Miikali poole teele ja selgita oma nagu valikute põhjuseid. Aitäh teile ja mõnusat jõuluaega. Aitäh ka sulle ja mul on sulle väga lihtne vastus kohe olemas. Vaata, sina ütled oma lapsele lihtsalt nii. Vaata, see põhjus, miks su klassivennad saavad nagu selliseid nagu kallid asju, on sellepärast, et nad on lihtsalt paremad lapsed kui sina. Vaata, kui sina oleksid parem laps, siis sa saaks ka palju paremaid asju, aga see lihtsalt ei ole. Ja üleüldiselt laps üldse jätta meelde. Ole tänulik, et sa isegi selle kombi saad ja teagi seda, et paremad inimesed saavad paremaid asju ja paremad inimesed tavaliselt on rikkamad. Pane see endale kõrva taha ja üldsegist näitab mulle, see on nüüd siis see pojale lõppes jutt ära, siis poeg läheb, eks ole, oma kommiga mängima ja siis sina, eks ole, sa ju tegelikult sa tead neid, sa saad üsna lihtne tänapäeval välja uurida, kus need teised lapsed elavad, eks ole. Iive on nii madal, teil on lasteaias 2 last. Sa ei pruugi teistest isadest tugevam olla, aga sa oled nendest lastest tugevam. Ehk siis sa saad minna natukene varem kooli või lasteaeda kohale kooli ja kui need lapsed hakkavad koolist tulema, sa saad neilt võtta kas nende mänguasjad ära ja siis oma lapsele kinkida, et tal oleks ka rohkem kingitusi või teine asi, vaimne manipulatsioon, see on nagu next level, eks ole, nüüd lähme vaimse manipulatsiooni peale, vaimselt manipuleerida neid teisi lapsi, et nemad valetaksid sinu lapsele, et ei, me ei saa kommi isegi, me saime mingisuguse riivitud porgandi või nagu mingisuguse nagu
noh, mingi suvalise asja vaata nagu mingi üks sokk lihtsalt või midagi sellist. Ehk siis siin on nagu nii mitu viisi, kuidas ka sina saad inimesena kasvada, mitte küll paremuse poole, aga nagu tumedate võimete poole sellega, et kasutada hoopis siis manipulatsiooni taktikaid. 10 vastusel. See oli päris hea, see oli mõõdukalt nagu hea poole juba. Aga ja huvitav ka. No siin oli kindlasti mingi nurk oli Eeril olemas, aga et teisi nurke mitte katmata. Kas sa tahad nurgad maha sõita või teisi nurke katta? Ma üritan nagu seda Rubiku kubikut nüüd teisi nurga alt ka vaadata. Et üks variant tegelikult on ju ka see, et võtad lihtsalt lapse ära lasteaiast. Ja see oli kool või? Kool oli lasteaed, minu viga, vabandust. Kui koolis sussi sisse paned, siis minu kuradi koolis su laps on maasingus. Aga koduõpe. Noh, siis ei too keegi ägedamaid asju kellegi kaaslase sussi sisse. Täpselt, aga mulle nii meeldis see nagu kohe esimesest sõnast oli aru saada, et mehel on nagu korralikult nagu süüdistav toon, vaata. See, et teised, ma tahaks teie vaba selgitust teada, miks teie, see on põhimõtteliselt 24 kingitust. See ei ole mõistlik, tahmid ja härrad. No nüüd minu kuradi tatt tuli koju, kuradi, mis on mingi hea praegu lasteaias lapse nimi. Slopik. Ja ütles, et Slopiku isa. Mitte isa persse, usub veel päkapikkudesse. Rewind. Slopiku päkapikk. Slopikule toodi hommikul sussi sisse iPad. Ja kuradi, minu kuradi tatraisk vaatab nüüd on ju oma seda teekonna kommi on ju. Mis see on mõru ja ei maitse ka talle. Ja kuradi, mine vittuna. Keegi see iPadi, ma olen kuradi üks teekonna komma. Kust otsast see normaalne on? Ja minu küsimus ongi, et kuradi Steve Jobs. Iga päev paned mingi Apple'i toote sussi sisse. Detsember 31 päeva affa. Ma tahaksin astuda välja teekonna kommide kaitseks. See on lapsest saati mu lemmikkomm olnud. Minu arust teekonna komm. Nii ongi, kui sa piisavalt. Teekonna komm on fantastiliselt hea ja ma vahepeal ostan endale treatiks, sest ma olen nii hea vaba päeva veetnud teekonna kommi. Ainuke teekonna kommide viga on see, et Kalev muutis enda fucking pakend ära, mis on shame on you. See on see, kui rootslased ära vassid. Shame, oli päriselt sellest või? Fucking svenskad. Rootslased ütlesid nagu, et kuidas te komme avate nii üldse? Meil on parem viis. Ei, ma ei räägi sellest, et nagu uuest pakendi avamisest, vaid uuest kujundusest, sest vanasti vaata, seal oli see fancy 20. sajandi alguse auto, vaata. Ja esimese vabariigi selline. Just see tumesinine pakend, aga nüüd see on lihtsalt mingisugune oranž, lihtsalt tavaline lapse joonistatud nagu mingisugune. Teekonna on oranžis või? Ja see on rõve, see näeb välja, see on nagu see on sacrilege, see on nagu shame on you, Oliver Kruda ja kõik teised. Rootsi omanikud, need uued Rootsi omanikud muutsid kõik disainid halvemaks. No, ja Kalev ei ole tegelikult Eesti toode üldsegi enam. Oleks mul uued Rootsi omanikud, siis ma kuradi ütleks neile. No siis oleks ka selline pläust oranž lihtsalt. Jah. See oleks selline umpa-lumpa. Ma oleks Sten-Erik Laupmaa siis nagu üks, see oli reaalselt üks kõige valusam hetk mu elus oli siis, kui me Sandrile Alexala loomelavas piletit tegin, me oli mingi kolmandat või neljandat korda seal ja siis mingisugune noor nolk tuleb sisse ja vaatab mingi, see on ju Sten-Erik Laupmaa. Ja nagu, ja mul oli lihtsalt nagu, mul oli rinnus lihtsalt nagu siuke valu ja ma pidin veel nagu mingi 170 inimest nagu piletist läbi laskma niimoodi, et ma lihtsalt pressisin endast nagu mingit naeratust ja viisakust välja, sest see oli lihtsalt sting of the stings. See oli väga hea. Muideks järgmine aasta Alexela kontserdimajas Sting of the Stings. Ostke oma emale pilet ära juba. Lapsele sussi sisse ka. Laps ei vahet pole. Aga seda küll, ma arvan, et siin tuleb e-lasteaeda kirjutada kommentaar. Et mida me teeme? Jah, sussi kingitused peavad privaatsed olema. Ja. Anonüümsed, privaatsed.
pluss esiteks, noh, mis Lego, noh, vaadake. Mis te arvate, et Aleksander Eerile meeldiks praegu teekonna.com, kui ta oleks kunagi Lego sussi sisse saanud? Täpselt, väga hea küsimus, aga ma tahaksin ühtlasi siin öelda ka seda, et kas ei ole mitte see igivana nagu asi. Mina mäletan ka lapsepõlves seda, et olid mingid teised lapsed, kes olid rikkamad, naabrid, kes olid rikkamad, koolis inimesed, kes olid rikkamad. Vaesemaid oli ka õnneks. Aga ei, no sest see, kui sa lähed mingile teisele nagu lapsele külla ja neil on lihtsalt nagu mingi 4 korrusega maja ja tal on kõik asjad, mis üldse saavad olemas olla, nagu mis seal lihtsalt see, nagu üks nendest ridaelamutest, mis on hästi kitsas, aga läheb kõrgele. Ei, aga siis see on nagu, see on valus, aga see on ju alati niimoodi olnud selles mõttes, et nagu lastel ongi painful nagu, sest me võrdleme ennast ju teistega kogu aeg. Ja ega see ei lõppe ka. Ja see ei lõppe kunagi, see ei lõppe täiskasvanuna ka selles mõttes, et kellegi on ikka ägedam auto. Võt mina, härra Tõnu, kes sa meile selle voice message'i saatsid, ma küsiksin sinult, kas sellel hetkel, kus sina pahandad nende teiste laste vanematega, sa ju tegelikult teed täpselt sama asja, mida sinu laps teeb. Sellepärast, et sina tunned ka ennast ebamugavalt, sellepärast, et sinu laps ennast niimoodi tunneb. Ja see ongi nagu selline kapitalistlikus ühiskonnas täiskasvanud inimese elu, eks ole, et see oli Theodore Roosevelt, kes ütles, et comparison is the thief of joy. Ja kui me compare'ime, siis me tiivime ja siis on joy taken ja Liam Neeson on ka filmis taken. No see on raske vestlus kindlasti, mida lapsega pidada. Yep. See on nagu, need rasked vestlused, see, et on ju surm, masturbeerimine ja see, et teised inimesed on rikkad. Also, mis sa saad teha, on öelda see, et aga vaata, nad on kapitalistlikud sead ja nende pärast üldse me olemegi nii rõhutud. Pane sussi sisse Karl Mark. Sirp. Ütle, et mine lõika ise oma õnne. See on teie Lego nüüd. Üks käik selles 5D males võiks olla ka see, et sa tõmbad selle 4. seina selle lapse sees ära ja ütled, et päkapikud pole päris ja mine räägi lasteaias. See on terve aeg ma teenin vähem kui kuredi slepiku isa. Kes on üldse kuredi kiirlaenude andmisega oma raha teinud. Ja viia graffitiga seinte peale lasteaias kirjutada ka, et päkapikud pole päris. Seda küll, et mental breakdown enda 5 aasta sees on alati laual. Jah. Ära mata seda mõtet maha, enne kui sa seda ühe korra vähemalt proovid. Ja sa ütlesid ka, et sul on mitu last, nii et isegi kui sa ühe lapse ära rikud sellega, siis sa tead, et teisele ei tee. Aga kui ühega töötab, siis... Või siis üks kõne ja on kõik lahendatud. Ajad kõik kokku ja sa ei pea mitu korda sama juttu rääkima. Või sa võid oma lapsele öelda niimoodi ka, et kui sa üks kord veel seda teemat tõstad, siis sinu komm läheb ka kurat ühe sussi sisse. Või siis teed lastele väikse filmi õhtu, vaata. Lord of the Ringsi näitad neile 12 tundi. Et kui tahad, et Uruk-Haid ei tuleks meist üle sõitma. Sa arvad, et sinu teekonna.com on siit vaata seda teekonda, mis Frodo pidi ette võtma, et sõrmus Mordorisse visata. Arvad, et kuredi Frodo ärkas vahepeal üles ja Sam oli Lego band kuredi tema lambaspreedi sisse või? Ei olnud. Ma ei taha spoilida, aga ei olnud. Teps mitte nii ei läinud see asi. Vaata nüüd. Kollumid tead, kes on või? Kohe saad teada raisk. Aga paned oma lapsed teneka ette. Oled nendele kureerinud valmis juba. Mingi ala Aafrika lastest hakkad YouTube'i dokumentaali näitama. Kindlasti YouTube'is on mingi olemas, et pane otsingusse if I'm parent and want to show kids that in Africa worse. The pain of life. Pain of life on ja lühinimi sellel dokumentaalil. Lapsed istuvad maha, alguses nad veits vinguvad, sest lasteaiakaaslastel on ilmselgelt suuremad telekad kui teil. Ja siis sa näitad neile neid traagilisi asju ja oled nagu, et saate aru. Saate või? Või siis järgmine aasta, kui sa ei viitsi kõik eelnevat teha, siis lihtsalt telli Temust või AliExpressist mingi hästi palju plastiksitta mingi, mis sa pead 24-ndani peab. Kas sa ütlesid just AliExpress või? Jah. Tolleks hetkeks, kes teab, need kõik lingid viivad õigesse kohta. Alibaba. Hiinast eur päevas saad ikka lapsele panna. Ja euriga sa saad juba Temust igast asja. Läheme mõttega veel järgmisse kohta edasi. Sa saad tellida endale Hiinast lapse hoopis. Kes on tänulik. Ülitänulik nagu kõikide asjade eest. Ja saada oma lapsed selle rikka mehe juurde. Ei Hiina.
whatever, sul on nii palju valikuid. Mul on siuke tunne, et me oleme piisavalt palju pinnast sulle andnud. Tahtsid legosid, valmista neid. Palun, just. Otse tehasesse. Win-win on su uue lapse nimi. Ja häid pühi. Häid pühi. Üks mõte tegelikult oli veel, et mainis, et kellelgi oli veel olnud telekamäng seal, et keegi sai GT5 endal seal lasteaias, et lähed siis sinna samasse serverisse, kus teine laste ja laps mängib, siis ütled talle seal, paned koodid peale ja täpselt sõidad aimbotiga üle tõsta. Ja back-upikud pole päris bitch. 2 uusit ja koodid peale ja kuigi see on küll mingi rets asi, mida sussi, sest saada mingi Battlefield 6 fucking year pass 90 eurine Blu-ray plaat või? 4-aastasele lasteaia lapsele. Lasteaia lapsele või? God damn. Järgmine palun. Ei teagi, kuhu siit edasi minna enam. No eks see elu läheb, asjad loksuvad ise lõpuks paika. Tere, Miki! Saatekülaline. Ja, Rait. Meil on selline küsimus. Ei saa ju see on just hea, teeme edasi. Meil on selline küsimus, et millal võiks üks meesterahvas ennast kiilaks ajada, kui ta juba anyway on kiilanemas? Et miks käib pool Eesti Vabariiki ringi palja kuklaga ja ei aja ennast lõplikult kiilaks? Palja kuklaga? Sest kiilakas on ju parem kui mingi väike juuksetutike otsa ees ringi käia. See on perfect küsimus meile ju. Kõikest. See on ju nagu ideaalne küsimus meile, sest meil on siin täpselt need 2 varianti olemas. Meil on Miikal. Palja kuklaga. Ma ei saanud sellest aru, jah. Kellelgi kukal ei ole kellelgi paljad. Naised ei saa üldse aru, kuidas meeste kiilanemine töötab. Selles suhtes, mis kuradi osasid, keegi hakka kuklast kiilanema. Loll. Mul on see pahmakas siin peal mind ei koti isegi, kui saaksin kuklasse tagasi paar karva ainult. Ei, meil on 2 perfektset näidet olemas. See oleks Weinbergsi jaoks võib-olla traagiline. 80% aurast läinud. Mul on ainult pea peal või? Fuck. Mis ma nüüd olen lihtsalt natuke veider. Mitte üliveider. Aga sa olid ütlemas. Ühesõnaga, meil on siin 2 perfektset näidet olemas, sellepärast, et Miikal otsustas ennast kiilakaks ajada ja ütlesin, Miikal on minu üle nalja teinud, sest ma ütlesin, et ma proovin endale nagu juuksed normaalselt tagasi kasvatada. Ma ei teinud selle üle nalja, ma tegin protsessi enda. Korditsepsi väe üle tegid nalja. Kui sa praegult nagu selles mõttes, et see on pikk ja keeruline protsess. Okei, see on nüüd võib-olla, minu teema on veel nagu teistsugune, ühesõnaga. Minul on lootust, et ma suudan enam-vähem normaalselt endale juuksed tagasi kasvatada, sest neid asju, mis seda kiilanemist põhjustavad, on nii palju erinevaid. Aga kui sa räägid meesterahvastest, kellel ilmselgelt on lihtsalt see allakäigu tee juba, aga nad ei suuda seda tunnistada, siis see on lihtsalt nagu classic old nagu delusion, sellepärast, et neid näiteid on nii palju, kuna sa iseenda välimusega harjud kogu aeg ära, siis sa suudad iseennast piisavalt palju petta läbi selle, mis nurga alt ja kuidas sa ennast vaatad, et kuidagi uskuda, et sa näed okei välja. Teine asi, see on minu jaoks väga tähtis teema, teine asi on see, et lihtsalt lasta endale kiilaneda ja mitte ennast kiilakaks ajada võib olla üks kõige nagu maskuliinsem ja julgem asi, mida mees üldse saab teha. Sellepärast, et vaata, mina olen ka ennast mitu korda kiilakaks ajanud, eks ole. Ja paljud mehed teevad seda, aga see on nagu seda kõige lihtsamat teed minek, eks ole, siis sa lihtsalt oled kiilakas ja sa näed nagu enam-vähem normaalne välja või väga hea välja või whatever, oleneb milline su peakuju ja nii edasi on, eks ole. Aga aktsepteerida seda, mis elu meie kõigiga mingil hetkel teeb ja lihtsalt olla see, et ei, ma lihtsalt lasen sellel minna nii, nagu ta läheb. Ma ise ei tekita siin mitte mingit ebaloomulikku nagu olukorda, vaid ma lasengi sellel näha nagu nii hale ja nii halb välja kui võimalik, et lihtsalt leppida kõige sellega, et minu väärtus peitub kuskil sügavamas kohas kui selles, missugune minu juus välja näeb. Selles on midagi väga ilusat.
pluss see on vaikselt moodiga tulemas, sest selline kiilanev mees, aga välja kasvatatud juuksed, see nagu selline 70-ndatel, 80-ndatel natuke populaarsem on ju. See vastu käimine sellele Türgi, sellele... Aga see on ringiga tagasi tulemas, vaat see on nagu vaat see pea pealt kiilakas, aga selline hobuse saba on ikka patsis taga. Karakter. Sa mõtlesin nagu nii äärmast, mõtlesin sellist Walter Gogginsi seda stiili. Walton Goggins on anomaalia, fenomen. Te olete Walter või Walton? Walton. Sorry, siis mõtlesin valesti. Sa saad andeks. See on... Ma ütlen Waltonile, et sa ei ole paha tüüp. Me oleme täna leppinud sellega, et sul vahepeal... One of those days. Aga Walton Gogginsil on nagu see, et tal ei ole nagu täiesti, tal on lihtsalt nagu hästi nagu taha jooksnud see juuksepiir, aga see näeb nagu cool välja, vaata, et sa ei saa öelda Prince Harryle, et ole nagu Walton Goggins, vaata, tal ei ole selle koha peal juukseid. Tal ei ole selle koha peal juukseid. Aga Bill, kes see šoti koomik oli, kes on kiilakas, aga patsiga? Bill Bailey. Aga ta ei ole šotlane, ta on britt. Täpselt. Bill Bailey, fantastiline näide ja vanemas eas 90-ndate George Carlin. Perfect näide. Pea pealt täitsa kiilakas pikkade juustega. Praegu on Ameerika koomikutes Stavros Halkias on ka selline. Täpselt. Ja kui mina mitte midagi ei teeks, siis ma muutuksin ka täpselt selliseks. Aga ma proovin nii paljusid asju teha selle jaoks. Sa ütled hästi palju häid asju oma pealaela, Skylebile. Jaa, see on ainult need affirmations. You are blossoming. You are beautiful. You deserve to grow. Hästi palju positiivsust. Ei, aga ma võin enda nagu, kuna ma olen sellega nii mitu aastat tegelenud, siis see, kui mitu erinevat põhjust on, miks meesterahvas hakkab kiilanema. Naistel on ka neid põhjused, aga meesterahvastel on neid nagu veel rohkem. Ja kui palju aega kuulub kõikide nende nii-öelda nagu kõrvaldamine, et mitte minna lihtsalt seda teed, et võtta nagu neid fucking ravimeid või lasta endale juuksed istutada. See on fucking intensiivne. See on nagu aastate pikkune protsess, which might or might not work, vaata. Ja ühtlasi aina rohkem tuleb välja, et isegi kui sa oled põhimõtteliselt nagu täitsa kiilanenud, üks siuke näide on, ühest vanast mehest oli 70+, eks ole, täiesti kiilanenud, nii nagu mehed võivad olla ja ta osales põlengus. Ei, tal läks kodu põlema ja ta nagu pea sai põletusaavad ja siis tal kasvas full nagu juvenile see hairline tagasi. Ja neid nagu treatment, et kuidas saada ikkagi nagu juuksed tagasi normaalselt kasvama, neid on ja paljud mehed loodavad nendele. Aga see ei pruugi tõesti vastata nendele, kes lihtsalt on delusional ja ei suuda tunnistada seda, et mis läinud, see läinud. Ma tunnen, et ma andsin väga mõõduka vastuse. Võt see on iga mehe keha on tema tempel ja otsus. Tema keha, tema otsus. .com. Ja eks paljud kardavad ka, vaata, ma olen palju seda kuulnud, et inimesed on nagu see, et ma ei saaks vaata, et mul on veider peakuju ja ma ei tea, äkki sellel inimesel ongi veider peakuju. Jah, aga mõtle, kui me, eks ole, mõtle, kui kaks poisinolki, kes omavahel naeravad niimoodi, saadaksid sinna Maljuka podcasti või Sportlandi Be First podcasti või mis iganes naiste podcasti saadaksid küsimuse, et aga miks on niimoodi, et kui naistel nagu rinnad hakkavad madalamana minema, et miks nad lihtsalt ära ei lõika, et nagu ilma näeks parem välja. Sa mõtleksid, ei, nagu see, et naine on elanud pika elu, toitnud oma rindadega lapsi, näinud päevi ja saanud tarkust, on kõik väärt seda, et sul on, su keha näitab kõike, mis sa kogenud ja läbi elanud oled. Mõtle selle peale. Oota, aga mida sa siis nagu teed, et seda nii-öelda protsessi peetada? See on nii pikk ja nii igav jutt, selleks tuleks full eraldi podcast nagu teha, sest ma ei jää vait, kui ma hakkan sellest teemast rääkima. Ütle märksõnad. Ütle, mis on põhjused, miks mehed kiilanevad? Number üks põhjus. Geneetika tähendab ainult seda, et sa hoiad oma näolihaseid samamoodi pinges, nagu su esivanemad hoidsid oma näolihaseid pinges, sellepärast, et 95% meeste kiilanemist, need kohad, kus mehed kiilanevad, kattuvad
põhimõtteliselt 100% nendest kohtadest, kus pealael tekib kõige rohkem nahapinget ja kui meestele süstitakse botoxid nendesse lihastesse, mis seda pinget tekitavad, siis palju nende juukseid kasvavad tagasi. Ehk siis selle kõige suurem põhjus on peanaha pinge lihtsalt ja seda saab hästi paljudel erinevatel manuaalsetel viisidel vähendada selle jaoks, et juuksed tagasi kasvaksid. Ja siis on igasuguseid muid asju, mis on kas see, et sul on raske metallide mürgitus kehas, see, et sul ei ole piisavalt palju toitaineid kehas, nii edasi, ühesõnaga, et neid on hästi palju, hästi suur hulk erinevaid asju, aga pea-naha pinge on number 1 põhjus. Ja lähemalt saab kuulata Juukseakadeemias. Juusteakadeemia. Kas sa oled endiselt seotud selle ma ei ole kunagi nendega seotud olnud. Kas endiselt annad loenguid seal? Ma olen seal käinud selle jaoks, et nagu seda peanaha uuringut teha ja nad olid nagu nii head, kui saab olla, aga ise tuleb nii palju nagu research'i ka teha ja igast muid asju selleks, et kogu sellest teemast aru saada. Aga ma olen nohiks selliste asjadega, sest ma olen väga pinnapealne ja siuksed asjad on olulised minu jaoks. Aga see on nagu, it's a fucking nagu, jah. Äge. Nii et Juukseakadeemias saab kasutada koodi ERI. Juusteakadeemia on fucking kallis küll, ma käisin ka selle korra. Jaa, see on kallis ja. Sa käisid ka? Ma tegin ka uuringu ära ja tahtsin teada, kas ma hakkan kiilanema või mitte. Mis nad ütlesid sulle? Toitained oli ka vähe. Nad ütlesid, et härra, teil on kõht lahti. Põhimõtteliselt küll. Ega see on nii, selles mõttes, et see on rohkem küüslauk öelda. See on paratamatu, et me elame sellises maailmas, kus meie mullad on nii vaesed, et nagu meil lihtsalt ei ole nagu enamustel inimestel on igasuguste mineraalainete puudus kogu aeg. Ja ka kuna need nagu nii-öelda probleemid tekivad nii mitmekümne aasta jooksul, siis sulle tundub, et kõik on okei, sest see kõik on lihtsalt nagu sul on lihtsalt tunne, et lihtsalt vaikselt jään nagu vanemaks. Aga tegelikult on palju nagu fucking Dick Van Dyke sai just 100-aastaseks mõned päevad tagasi ja nagu vaata seda meest. Amazing. Ühesõnaga, liiga boring teema, liigume edasi. Tavai. Tuleb järgmine. Tere, Miikael, saatekülaline ja Rait Kangur. Alustan kohe probleemiga pihta, sest probleem on suur. Üks sõber siin tõmmati lõvilakka usku kuidagi ja oleks ta sealt sektist vaja välja saada. Ta räägib, et suur juht ja liider Janar Kodo on Eesti Joe Rogan ja tema sõna on A ja O. Haibib siin, kui hea see Lions Mane on. Et kui aitaksite mu sõbra tagasi saada, oleksin väga tänulik. Aitäh teile, päike eest. Tuleb sooduskood kohe. Mis on väike... Oota, ma tahan teada, kes see Janar Kodo on. Janar Kodo. Ja ütle mulle ka siis, kui sa teada saad, kes Janar Kodo on. Ta on, nagu ma sain aru, suur õpetaja ja liider. Väljana küll nagu Joe Rogan. Aga siuke... Eastern Europe. Oi, see on väga, no mina varem ei teadnud, kes siuke tüüp on. Eestis on palju erinevaid tüüpe, kes lõvilakka teevad, müüvad. Mina isiklikult olen väga Janar Kodost, kuulen esimest korda elus, aga lõvilakk on üks kõige rohkem uuritud seen, mida tarbitakse. Mis on sulle väga kasulik ja väga hea. Et mul ei ole õrna aimu, kas Janar Kodol on nagu mingisugune nagu full nagu mingisugune sekt ka seal taga, et ta võib-olla teeb mingisuguseid teisi imelikke asju. Sest mina lõvilakka pooldan Janar Kodo muudest tegemistest, ma ei tea. Nii et ma ei oska kahjuks midagi muud öelda. Mis see lõvilakk teeb? Ta parandab seda, kui kiiresti su aju, need närvid, mitte närvi, ma olen nii halb selles lingos, aitab närviimpulssidel kiiremini nagu ühest kohast teise jõuda. Mina hooajati ka tarbin nagu teen... Mis hooaegadel? Siis kui ma tunnen seda, et nagu mingi veits nagu slow. Aga ta aitab sul nagu memory recall ja nagu kõik lihtsalt nagu ajutegevust parandab. Mul meeldib, kui seene keskne saade meil täna on. Ja, aga väga siukene ka nagu seente, kui sa teed nagu neid psühhedeelseid seeni, siis üks siuke kõige levinum see nagu kombo, mis saab teha, on see, et sa võtad nagu seeni, siis sa võtad Lions Mane'i ja siis sa võtad niatsiini, mis on B3 vitamiin, sest see tahendab veresooni ja siis need kolme nagu kombinatsioonina see, et see jõuab sulle igale poole kaugemale ja sul on see parandatud nii-öelda ajutöö, mis aitab sul hästi palju selgemalt ja klaarimalt kogu sellest tripist läbi minna.
on asi, mida ma olen kuulnud, et inimesed teevad. seega sina soovitad lõvilakka tarbida ja kuidas see manustamine on? Suukaudne? Mina kasutan Shroomwell on Eesti üks firma, kes teeb neid minu arust kõige kvaliteetsemaid, aga paljud Eesti firmad teevad väga kvaliteetseid neid. Mina kasutan tinktuurina, lihtsalt võtan nagu pipetiga ja lihtsalt keele alla hommikuti. Aga see on just sama... keele alla, mitte keele peale. Keele alt, sul on seal need veresooned ja seal lihtsalt imendub kiiremini. Sa võid alla neelata ka, sa võid kohvi või tee sisse panna. Aga neil on kõik need korditsepsi vägi ja chaga ja shiitake ja kõik siuksed asjad. Ma tarbin neid kõiki nagu hooajaliselt, sest need on... Et igal seenel on nagu sinu jaoks enda hooaeg? Mitte igal seenel on lihtsalt oma koht, neil on kõigil head asjad, mis nad teevad. Kuna sul näiteks korditsepsi jõudu kõige rohkem vaja on? Ma just alles mingi 2 päeva tagasi ostsin korditsepsi, sest talveaeg vaata energiat vähem, käin solaariumis, et energiat saada, proovin süüa korralikult, et energiat saada, aga talvel ikkagi nagu väsimust on rohkem, aga kui on vaja nagu showsid ja asju teha ja tubli ja rõõmus olla, siis ma kasutan nagu kõiki võimalikke vahendeid selle jaoks, et tubli... Näiteks korditsepsi? Näiteks korditsepsi ja... Enne lavale minek? Ei, mitte enne... Hommikul? Hommikul ja... Keele alla? Keele alla, jah. Aga mis see... Kas sa tunned, et see toimib ka? Korditsepsi ma olen kõige vähem kasutanud, ehk siis ma ei julge öelda. Selle Lions Mane'iga näiteks? Lions Mane'iga jaa, kindlasti, aga selles mõttes, et sa pead, nagu see ei ole vaata siuke asi, nagu sa tunned mingit kofeiini laksu ja sellega on ka see, et mida järjepidevamalt sa seda kasutad, siis seda rohkem sa seda tunned. Aga see ei ole nagu mingisugune, et sa intensiivselt midagi tunneksid. Aga kuna selle nagu inimesed kasvasid seentega nagu 250 miljonit aastat evolutsiooniliselt, kui sa usud sellesse, on inimeste ja seente nagu sugupuu on sama asi. Ehk siis, ja see on ka see põhjus, kui sul on mingi seeninfektsioon ja sa pead antifungaale võtma, need on ainukesed asjad, mis mõjuvad veel hullemalt kui antibiootikumid, sellepärast et meie rakud on seente rakkudega lihtsalt nii sarnased, et kui sa tahad mingist seeninfektsioonist lahti saada, siis on tavaliselt kehale üsna nagu fucking koormav, sest see tapab sinu rakke täpselt sama palju, no samamoodi nagu see tapab seenrakke, aga täpselt sama põhjusel, miks psühhedeelised seened meile nii intensiivselt mõjuvad ja tekitavad igasuguseid asju ja miks seened on igas rahvuses, kus sa oled kohas, kus seened kasvavad, need on alati mingite nagu sihukeste oluliste tähendustega ja nii edasi ja kõigile söögiseened, eks ole, kõigile meeldivad, sest seentel nagu ilmselgelt on väga palju väga kasulikke omadusi. Et selles võttes nii kaua, kui keegi ütle sulle, et sa pead tema mingi kuradi seenekuuri eest maksma mingi 40 000 eurot ja whatever, siis et seeni tarbida, siis nagu keegi vaidle vastu sellele, et seened on sulle igatpidi ülikasulikud. Aga sa saaks ka seenega seene vastu? Või see, kus sa ütlesid, nagu sa praegu ütlesid, on ju, et näiteks oletame, et sul on tupeseen, siis selle tupeseene nagu hävitamine mõjub su kehale väga raskelt, sest sa oled ise ka seen. Need on nagu selliste seente hävitamine ei ole nii raske, sellepärast et kõik need, mis nagu nahapealsed seene asjad on see, et sul on mingisugune osa neid asju keha peal kogu aeg ja see, kui see muutub nii-öelda lööbeks, on sellepärast, et sul läheb lihtsalt see tasakaal paigast ära ja sellel hetkel, kui sa selle tasakaalu taastad, ehk siis kas on asi nagu niiskusega, sest tavaliselt need seene asjad tekivad meil nendesse kas kaenaalused või muud sellised kohad, vaata, kus meil tekib niiskust, sinna tekib kõige tihemini need seentest põhjustatud infektsioonid. See on mu kell, ma pean kohe minema hakkama. Aga ehk siis, kui sa lihtsalt suudad neid kohti kuivana hoida, siis tavaliselt need asjad ei teki ja ühtlasi, kuna näiteks kandidaseen on see, mis sööb kõige rohkem, ta tarbib suhkrut ja nii edasi, siis hästi paljudel inimestel on lihtsalt kandida sellepärast, et nad tarbivad liiga palju suhkrut. Kui sa lõpetad suhkru tarbimise ära piisavalt pikaks ajaks, siis sul lähevad need asjad ka ära, sest lihtsalt sa võtad ära neilt selle asja, mis nad süüa saavad. Ja kuna sa said just kutse tänasel päeval ikkagi see töö ots ära teha, siis siia nüüd kiiret lõppu, kuidas meie sõber saab oma sõbra tagasi? Vot, ma tahaks, sest kui ma vaatan seda, ma ei taha öelda selle Janar Kodo kohta midagi, sest ma esimest korda elus nägin teda, et mul pole õrna aimugi midagi, kas see tegelikult nagu tähendab. Huvitav, et tal on 58 000 followeri TikTokis.
et kas tal on tegelikult nagu, kas see Lion's Mane on nagu koodsõna mingite muude asjade kohta nagu, mis ta teeb, sest mulle tundub, et sa ei saa 58 000 followeri ainult sellega, et sa ütled, et sööge ühte seent, mida ka väga paljud teised inimesed soovitavad nagu süüa, et seal peab arvatavasti midagi rohkemat olema. Et ma paraku, aga kuidas sa saad oma sõbra tagasi, sina pead rääkima oma sõbrale parema loo, kui talle räägib Janar Kodo. Sina pead lihtsalt parem olema. Jah. Ja pane talle sussi siis Lego või mingisugune arvutimäng, vaata. Jah. Kas Janar Kodo sellele saab vastu? Ma natuke hoiaks nagu sellist vahet, et natuke eemalolekut, aga ise ka seda lõvilakka paugutama. Mine oma sõbrast vaata ette vaimse arengu teel. Ja siis mingi hetk nagu slaidi talle uuesti sõnumitesse üle, et kuule. Mul on lõvilakk pluss. Natuke seda meini pand praegu. Ja fuck, kui sharp on olla. Tule paneme koos. Mis täna muidu? Mis ise meinid? No problem nagu. Küll sa saate tagasi. Sest alati ei tähenda seda, et kui sõber on valel teel, et ta on täiesti valel teel. Yeah. Siin praegu tundus see Janar olevat see suurem faktor pigem jah, et on seda Janari teed läinud. Või jah, see Eesti TikToki see maastik on hoopis mingi... Kas sa ei saa kiiret ChatGPT-d teha, et kes see Janar Kodo on või? On teil aega selleks? Vaadake mu silmad. Pane järgmine see voice mängima ja kui samal ajal guugelda, siis mul on veel nagu mingi 3-4 minutit, 5 minutit, 6 minutit aega, enne kui ma pean välja astuma. See aeg jookseb kogu aeg. Aga vales suunas. Paneme järgmise kõne. Nüüd mul on 8 minutit. Tasa, Miikal, tasa. Tervist kõikidele asjaosalistele. Selline värk, et olen muusikainimene, tinistan ühes bändis gitarri mängida. Kell on hetkel 2 öösel, sõidan keikalt koju ja seda tuleb päris palju ette, et tuleb siis üksinda soeluda öösel mööda maanteid, et küsimus selline siis, et kui ka teil on vaja olnud selline projekt ette võtta, et mis on teie lemmiktaktika, kuidas ennast mitte ainult ärkvel hoida, vaid ka nii-öelda fookuses. Et nagu me teame, et nähtavus on halvem, on ja talvel on libe, metsloomadele meeldib väike cameo teha. Et olen proovinud erinevaid asju, et muidugi võib kohvi juua, aga vahel on see, kui hommikutunnid juba paistavad, oled nii üle väsinud, et see kohvi paneb nagu pumba käima, aga ta ajule nagu suurt midagi enam ei tee. Et kas te panete mingi normid tümaka käima või ma ei tea, lasete aknad alla või kuulate mõnda head podcasti, nagu näiteks Miikel ja Mikker. Et jah, millised meetodid teid aitavad, et olla terav öösel sõites. Aitäh heade mõtete eest ja päikest. Kui sa ei taha teha amfetamiini, siis huvitaval kombel Lion's Mane, L-teaniin, mis on tee sees, mis aitab fokusseerida ja podcast, mida kuulata, et meel hoida mingisuguse asja peal, mis ei ole tee. Või siis hea sõbraga vestlus. Tee seda, mida teevad kõik, ütleme nii, et mitte Eesti päritolu sõiduteenuse jagajad. Ole lihtsalt kellegi kogu aeg kõnes. Tegelikult see aitab suht ja nagu... Ja FaceTime'i 6 inimesega korraga samal ajal. Kellegagi rääkimine tegelikult hoiab sind suht ärkvel. Kiire info Janar Kodo kohta. 40-aastane TikTok, kes tarbib siis otseülekannetes TikTokis alkoholi, aga nüüd vist on selle maha jätnud. Ja siis rammumehe välimusega TikToker jätab mulje justkui käiks ta nii-öelda võlgu välja nõudmas, ent siiski on tegemist hea südamega koduperemehega, kes armastab vabal ajal kodu koristada, jõusalis käia ja TikToki otsa ülekandeid õhtuti teha. Ja sinu sõber on läinud tema kultusesse. See võib kohutav olla. ei kujuta täpselt ette, mida see tema sõbra jaoks tähendab küll, aga... Siin jah, paraku ei oska rohkem aidata. Aga öösel ärkvel püsimine. Aga siis, kui seda lõvilakka teha, nagu, kas siis öösel paned uuesti keele alla veits või? Siis kui rooli istud? Jaa, siis ma paneks küll, jah. Seda nagu... Ja. Ma ei tea, ma ei ole proovinud ka kunagi seda nagu mingi üle doseerida, aga seda mul on ka nagu enne lavale minemist ja nii edasi.
ja ma ütleks, et tegelikult nagu tihti, kui ma olen ise roolis on nendel õhtustel sõitudel, et ma teen nagu tanklapeatusi, mitte isegi sellepärast, et mul oleks retsilt kõht tühi või rets kuseda, aga no mingi iga tunni tagant on lihtsalt hea nagu korraks jalga sirutada. Ja kui sa tõesti leiad midagi, mida närida, vaata, mis ei tee laisaks, ala nagu mingi vinnutatud liha või midagi, mis hoiab ka sind tegevuses, et sa lihtsalt närid midagi, see aitab. Ja noh, teine nagu siis, kui ma normaalselt ikkagi suitsu tegin, fucking suitsetamine on ka nagu autoroolis suitsu tegemine, fucking amazing nagu. Et kui see on midagi, mida sa endale lubad, ma soovitaks nagu mingit head, mõnusat, naturaalset tubakat. Aga ainult autos. Ainult autos. Seal ei... ma suitsetan ainult autos. Vaat see on ka tegelikult tervise käitumine natuke. Hei, muidugi. Ma tahtsin ärkvel püsida. Siis jah, su pere on võib-olla, et oh my god, ma ei ole aastaid tundnud, et kellegi auto niimoodi haiseks. Aga vähemalt sai follow Janar kodu. Ja tervise käitumine ei ole alati nagu mustvalgne. Kuule, mul on nii fun olnud, aga ma pean jõudma WC-st ka läbi, enne kui ma lähen sinna, nii et... Seda küll, see oleks jube, kui keegi istub su põlve peale ja jõuluvana kuseb täis ennast. Aitäh kutsumast ja ilusaid jõule kõigile. Aitäh tulemast, Aleksander Eeri uue lingiga kirjelduses, videokirjelduses. Aitäh teile. Ja kena... Aitäh Rait Kangurile ka. Ja proovime enne aasta lõppu saada 4000 subscriberit YouTube'is kokku. Häid pühi teile kõigile, rahulikku, aga põnevat ja toredat aega, sööge kooki. Tehke head kellelegi. Ärge laske Rainerit rooli. Ja pange seent ja like and subscribe ja follow. Aknad kinni, kui kodust läheb.